Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad ja tere Kristjan Jõekalda. Tere ja tänan kutsumast. Kristjan, sina oled siis eelkõige tuntud kui aasta suunamudija 2023. Just, eelkõige abikaasa kodus räägib, suunamudija, tule siia. Paneme kaamera tööle. Jah, just täpselt. Ei, huumoriks, aga ma arvan, et need, kui sa tahad seda teada, et kes mu poolt hääletasid, siis ma arvan, et hääletasidki need inimesed, kes tahtsidki nalja teha, et ei ole naljakas olnud. Paneme Jõekalda, miks mitte, sest teised olid nagu tõsiselt võetavad suunamudijad, aga minu puhul oli tegu ju täieliku diletandi ja asjaarmastega ja samamoodi, kui ma ütlen, et mina ei ole ajakirjanik, ma teen lihtsalt telesaateid, ei ole ka mina mingil moel suunamudija, mul on lihtsalt Instagrami konto, mida Jaagup käskis mul teha ja ma seal siis toimetan vaikselt oma ette ja olen oma eluga rahul, et see ongi kogu asi, et selleks, et suunt mudida ja ajakirjanik olla, selleks peab ikkagi nagu targem inimene olema ja õppinud inimene olema. No võib-olla sealt tulebki see nii-öelda iva välja, et ei saa ka liiga tõsiselt võtta ennast, et siis kui sa liiga tõsiselt hakkad nagu suunda mudima, siis punnitad, mingit head asja sellest ei tule. Ja ei, minust ei tuleks nagu nii, ma olen juba sellest, vaata, see on see parim enne on möödas, et ma olen juba see 50% allahinnatud kaup seal leti peal, et minu puhul kindlasti on maailmas mingisuguseid näiteid, kus vanemat sorti inimesed teevad mingist sellist kraami, aga see on ikkagi see sotsiaalmeedia, see on ikka noorte pärusmaa ja ma olen seal lihtsalt nagu leidnud küll oma riiuli, kus on väga palju minu vanuseid ja minust 10 ja isegi 15 aastat nooremaid inimesi, kes mind jälgivad, aga võib-olla jah, sellepärast, et see mingisugune segment on, sest et ma usun, et ka 15 aastat nooremale inimesele, 40-selle, 35-selle inimesele ei meeldi väga, kui keegi väga kiiresti räägib ja vehib kätega ja seda, et see hakkab lõpuks, ühel hetkel inimesed muutuvad lihtsalt midagi teha, aga küll 20-sed, need naeravad mu üle, või nad jäävad magama sel ajal, et vaevalt, et ükski 20 minu seda kontot kunagi näinud on, või kui on, siis on ruttu ära pannud. Muidu ma korra vabandust, ma lihtsalt tahan öelda, ma algul üks inimene kirjutas, üks meesterahvas kirjutas mulle, ma panin mingisuguse klipi üles ja see klipp oli mingisugune 3-minutiline, aga see oli mingi loosimine või asi, mis ma tegin. Ja siis ta kirjutas, et ma ei ole kunagi vaadanud üle 2-minutilist klippi sotsiaalmeedias. Ja ma algul ei saanud aru, aga pärast ma ei saanud aru, see oli kiitus, et ta viitsis selle jama, selle jora ära vaadata, et võt siis ma sain aru, näed, et järelikult, ma ütlen sellised kirjutamata reeglid, millest ma kahjuks ei tea mitte midagi, aga ma lihtsalt panen neid sinna üles ja kui keegi viitsib vaadata, siis on tore ja eriti kui ma tagasisidet veel saan, et inimesed ütlevad, et ma tõesti viitsisin su selle õuduse ära vaadata, et tubli poiss, pane edasi. Et see on väga, väga mõnus tunne, see on selline hea tunne. See on asi, millest ma olen nende sõbraga ka rääkinud, et meie kasvasime ka veel napilt üles ilma internetita, ilma arvutite ja telefonideta, ja nüüd on mul ka kõik need kontod ja asjad on olemas, aga see ei ole meil veres, et me nagu täielikult ei mõista seda, et me võime küll postitada, kõike seda teha, nagu kaasa mängida, aga nagu täielikult ei mõista seda asja ikkagi, et see sama, et sa tegelikult peaks ma ei tea, esimese 2 sekundiga saama selle tähelepanu, et mingi 3-minutiline klipp on täiesti... et mis asja sa teed, et entsüklopeedia umbes, et kuule, come on, et mul on vaja seda ühte infokildu, mitte seda tervet raamatut, aga täpselt nii ongi ja ma arvan seda, et minu vanused inimesed sellised, nad postitavadki rohkem nagu, nendel tuleb meelde omal ajal, kui me kirju saatsime, et ma arvan, et see on samamoodi, et kirjutan sulle, ja siis on pikk nagu selline lugu ja et tänapäeval ju millal sa viimati kaarti said jõuludeks või mingid kirju sõpradelt, nagu päris kirja pole, ma ei tea, mis ajast saanud. Vot ongi, et sellest mõnes mõttes on kahju, aga ma ikka püüan seda kuidagi natukene elus hoida ja saadan sõpradele jõuludeks kaarte ja asju. Aga ma panin ka ennast tähele, et ka mina kirjutan umbes, et head lõppu ja paremat uut, ei ole nagu minimalistlik, Vanasti, kui olid kaardid ikkagi tulid, et seal oli nagu, et
tere, meil on läinud hästi, loodan, et teil ka, ehk et nagu selline inimesed ei saanud nii palju suhelda kui tänapäeval võtta lihtsalt toru ja helista ja kogu lugu, aga vanasti maalt, kui keegi sa oma kaardi said, see oli nagu selline eriline hetk ja see oli nagu äge asi, et luuleraamatust otsiti luuletus välja. Just täpselt, et see kõik on tegelikult kadunud ja me oleme muutunud hästi selliseks napisõnaliseks ja kõik käibki, pannakse, nüüd ma kindlasti ütlen valesti, emotikon, emoji, mis iganes, need näod pildikesed, need kollased, need mummud pannakse umbes ja see ongi kogu asi, mitte et sa ei ütle, et nii tore, et sa mulle kirjutasid, vaid sa paned naeru näo, et sellest on hästi kahju, et selline asi on ära kadunud, aga no seal ongi, mis ma olen ise mõelnud seda podcasti tehes näiteks, et sellel asjal on nagu kaks poolt, et võib-olla käib siuke, kõik trendid ja asjad käivad sellise pendulumina nagu käivad, et kui mõelda ka selle peale, nende videote peale, et mina teen enam-vähem tunni ajast podcasti, et miks peaks keegi viitsiks tund aega nagu kuulata seda, et kõik on ju ainult paari sekundi mäng on ju tegelikult, aga et inimestel on nagu veidikene on ikkagi see soov ka olemas, et midagi siukest pikemaajalist vaadata või siukest tavavestlust, mis ei ole nagu hästi ära lõigatud, hästi kiirendatud ja tore. Kui me siin räägime, siis me ajame sõnu sassi ja kõik see on nagu tavaline vestluse osa on ju. See on nii tore. Me ei lõika kõike välja on ju. Ja keep going, nagu moodsalt öeldakse Ameerika keeles. Et see on väga tore, et sellist asja tehakse. See peab olema sellepärast, et nii kaua, kui on sellised inimesi, kellel meeldib sükust asja vaadata, nii kaua tuleb seda teha. Sest kui meiesugused või kui sinusugused hakkaks ka välja lõikama, siis lähekski kogu see asi siis olekski kõik selline, et erinevus rikastab. No sa mainisid juba rooside sõda ja peab ütlema, et ma tahtsingi su käest küsida, et kuidas sa oled suutnud on ju nende saadete jooksul tõsise näoga jääda, kui inimestel tulevad vastused, mina olen suur rooside sõja fänn, olen seda vaadanud ja tohutult mõnus siuke rahvasaade on ju ja eriti mulle meeldis kui olid need lõpumängud, kui oli 20 sekundit, siis ma alati mängisin kaasa ja vahepeal tuli mul seal teleka taga, tuli ka hästi veidreid vastuseid on ju. Aga tuleb. Kaamerate eest tuleb ilmselt ka, et see kiiresti pead mõtlema on ju. Aga võib-olla tänapäeval on igasugused need klipid ja asjad lähevad viraalseks, nagu öelda on ju, ja on hästi palju populaarseid klippe. Aga kui veel ei olnud päris seda teemat, siis üks populaarsemaid klippe, mis keegi kokku lõikas, oli nimeta Ladina-Ameerika tants. Erki Nool. Sa ei tea seda klippi või? Kristja, sa ei tea enda kõige populaarsemat panust Eesti kultuuriajalukku? Ei, üks on see Erki Noole asi. Erki Nool, see sama oligi. See sama, jah. Selge. Ja, seda ma olen näinud. Üks kord oli, äkki on veel. Come on, Simmo. Simmo, just, vaene mees. Mul on, ma loodan, et ta mingit tolku sellest sedapidi kuulsusest saanud on, sest et vaata kui kahju, et me Teeduga mingisugust sükst saadet enam ei tee, kus saaks külalisi kutsuda, et kutsuks ta külla, endale küsigi, kuidas ta läheb, et kuidas ta elu on läinud sellise ühe lause pärast. Ta vaeseke ikka on saanud siit ja sealt poolt. No ma ütlen, et see oli üks nagu selliseid viraalseid klippe, mis ma kunagi vaatasin, et tõesti see oli tohutult populaarne, Irnu Erneks. Ei, aga tead, seal on see, vaata, punkt üks on see, kuna meil nüüd need viimased, ma jään sulle vastus võlgu, mitu aastat, me nüüd tegime lotoga koos, ma ei tea, 10, 15 aastat, 17, ma ei tea, no hästi pikalt, me tegime ennem ju ilma, on seda tehtud, seda rooside sõda nii ja naapidi, küll koduantilega koos, küll ilma koduantita, küll nagu tunniajases augus, küll pooletunnises, nüüd on tal lotoga koos mingisugused aastaid. Ja sinna, kes tulid mängima, olid lotomängijad. Me vaata ise ei teinud ju, ei kutsunud inimesi kohale, ei küsinud et nende käest, et näha, on nad rõõmsad, lõbusad, oskavad nad rääkida. Et me nendega nagu enne juttu ei teinud, me nägime neid alles stuudios. Ja nad olid siis inimesed, kes olid ostnud, mul on see une pealt meeles, kes on ostnud kas reedel, laupäeval või pühapäeval endal 2 väljaga bingo loto pileti, sealt leidnud endale TV-märgi, registreerinud ennast Eesti Lotos ja siis iga nädal loositi välja, ma ei tea, kas 2 või 4 perekonda, kes pääsesid sinna ja siis, et sa tahad, kui sa sinna nädalasse ei sattunud, siis sa pidid järgmine nädal uuesti ostma ja lootma, et see TV-märk sul seal peal on ja siis uuesti osalema loteriis Allegriis, ehk et sinna oli saada üsna keeruline. Aga, ja see tähendas seda, et need inimesed olid ainult ostnud oma bingo pileti ja nemad
tahtsid mängida bingot ja tahtsid võita raha. Ja nüüd lisana selles oli siis see rooside sõda. Ja see oligi kogu lugu, ehk et nemad olid tavaliselt lotomängid ja mul ei ole õigust nende üle hakata ilkuma ja naerma, kui lotomängija tuleb ja pakub, et ma ei tea, Läänemere äärne riik on Šveits näiteks, noh. See mul tuli ka. Jah, või et A-tähega riik on Aafrika, on ju. Siis mul ei ole õigust seda teha, sest et tema on tavaline lotomängija, tema tahab lihtsalt raha saada. Jõegalt anna raha ja kogu lugu, on ju, noh. Et seda ma teha ei saa. Küll aga vaatab, saab seda asja teha siis, kui me ise kutsume need inimesed sinna, siis ma saan aasida ja hambaid teritada nende inimeste peal, et seal on see suur vahe, mul lihtsalt ei olnud seda õigust ja seda südant, vahest tead, seal oli ju, vahest nad tulevad stuudiosse, ongi perekond, naine on võtnud kaasa oma 2 last, eks, täiskasvanud lapsed ja siis on mees, kes seisab seal nagu hunnik õnnetust, kes ei taha seal olla, ilmselgelt on seda vastumeelne, aga ükski muu sugulane pole ka tahtnud või julgenud kaasa tulla. Ja siis ta peab seal olema, sest et naine ütles, et tuled ja kogu lugu, paned ennast ilusa puhta särgi selga, lipsu ette ja tuled kohale, on ju. Inimesed vaatavad, noh. Ja siis ta seisab seal nagu hunnik õnnetust ja peab kuidagi olema. Ja kui ta siis poetab, et A-tähega riik on Aafrika, noh, ja ma hakkan veel naerma selle üle, no kujutad ette, noh, siis ongi see, et no ise ei taha ju, et endale sükst jama tehtaks, kui ma peaks olema kuskil kohas, kus ma ei taha olla ja siis veel nagu aasitakse, no milleks seda teha inimestele. Veelgi keerulisemaks seda hetke, mis on nagu nii nende jaoks keeruline ja mida nad on nädal aega või 2 nädalat juba enne öösel unes näinud ja peale seda näevad ka veel takka otsa ja kõik sõbrad räägivad pärast kuskil saunas, et no kuule, vaatasime ka sind, kui sa seal olid, noh, et no kes seda tahab, et ja siis ma olen võib-olla jätnud mulje, et ma olen halb inimene, aga ma ei ole halb, südamest ma ei ole halb, et ma ei taha nendel inimestel liiga teha ja mul ei ole seda õigust nendele liiga teha. Oleks ma nad ise kutsunud, siis on teine asi. Ei no ja sa ikkagi väga hästi oled need inimesed pannud seal üsna mugavalt ennast tundma, et üldse tuleks sellised ägedad vastused välja vahepeal. Ja noh, vahepeal lihtsalt ma vaatasin ja seda klippi, et nimete kurikuulus inimene lähiajaloost. Savisaar, Tanel Padar. Ja siis lihtsalt see pilk, et sa vaatad ise kaamerasse natuke segadusega, et inimene otseselt ei tunne ennast halvasti, aga sinu pilgust on näha, et mis toimub. Ei no on, ja teinekord on, noh, endal on ka see lõbus tuju seal vahest ja siis natukene, noh, tahad ju kaasa mängida ja kodustele ka nagu midagi seal teha ja teinekord ju ikka tuleb mingisugune ihihi, ahaha, aga tead, selles sa tunnetad lõpuks ära, kui sa nii pikalt seda ühte ja sama asja teed, siis sa lõpuks juba tunnetad ära, kellega võib seda nalja seal kaasa teha ja kes mängib suga endaga kaasa ja kellega parem pole mõtet seda teha, et läheb veel rohkem lukku. No jah, just täpselt, et miks sa tahad, et inimesed seal ennast kehvasti tunned, sest et tegelikult on ju nemad need peaosalised seal, mitte mina ja kui ma seal oleks jõle sädelev pruut ja peigmees ühes isikus on ju, noh, siis see oleks ju minu mingisugune show saade, aga tegelikult on see saade ju nendest, nemad vastavad, mina lihtsalt on see, kes küsib. Ei, see on jah, ma olen hästi palju klippe vaadanud ka sellest USA versioonist Family Feud on see, kus on see Steve Harvey on see, ja no seal mängitakse ikkagi, need vastused mängitakse, tehakse ikka täielikku teatrit, Steve Harvey käib terve, teeb stuudiole ringi peale, kui mingi veider asi tuleb, rahvas naerab ja mõllab. Ja nendel on see, nendel on see teistmoodi ka, muideks, ma ei tea, kas teie teate, aga ma olen seda, ma loodan, et ma olen seda rääkinud, võib-olla ma ei ole seda kuskil avalikult välja öelnud, aga Eesti rooside sõda, see on ju kõik formaadi asi, on ju. Ja kui me seda nüüd siis hakkasime siin tegema uuesti teist korda, kuna ammu tegime esimest korda, siis hakkasime teist korda tegema, siis käis alati, kui formaat kuskil riigis pannakse püsti, mingisugune riigitelevisioon hakkab seda tegema, siis sõidab kohale sealt maalt, kus seda formaati müüakse, keegi inimene, kes lõpuks annab oma nõusoleku, et jah, sellisena võib see eetrisse minna, sest et no, jumal teab, Eestis kuskil tehakse, mingid ameeriklased mõtlevad, et mis siin üldse toimub, kas nad üldse siin teha oskavad, teevad nad ühe kaameraga, kas nendel üldse valgust on, kas et mida nad teevad, on ju. Et siis peab keegi kohal olema, kes lõpuks ütleb, jaa, see näeb täpselt sedamoodi välja, nagu me tahame, on ju. Ja selline mees siis alati käib kohal ja see tuli siis ka meile, kui me seda tegime, on ju. Ja mis seal oli siis, oli see, et selles Family Feudis on see, vaata seal lõpumängus, ta võtab kinni, noh,
väga tihti, vanasti ta oli kogu aeg pidi kinni olema, ma olen ka vaadanud, et kõikidest ta enam vahest ei võta kinni ümbert, aga muidu ta ikkagi nagu tead, noh nagu niimoodi ümbert kinni, sest on perekonnavärk on ju tead ja me oleme üks big happy family. Siuke ameeriklaste natukene selline üles pushitud, sest nad ju kogu aeg plaksutavad ja noh, siuke asi. Ja ma ütlesin sellele mehele, sellele produtsendile, kes siia tuli, ma ütlesin, et teate, et meil on üks väga suur probleem. Meil ei taha inimesed, et ma nendest kinni hoian, kellelegi ei meeldi. Meil on nagu 2 kuud aastas on selline kehv suusailm ja ülejäänud siis on nagu väga halb suusailm on ju. Ja kogu aeg on nina tatised peas ja kui ma seal lörisen tal kõrval ja köhin kuskil, et see ei ole nagu tore ja inimestele ei meeldi kontaktid. Eestlased tahavad nagu seda meetrit või 2 endal ümber, et siis on nagu mugav ja hea olla. Ja ta nagu algul ei teinud sellest välja või jah, nii. Aga ta oli siin mingisugune 4 päeva ja minu arust kas 2. või 3. päeval juba ta sai aru sellest. Minust, okei, 3. ma arvan siis pigem. Kui meil oli jälle proov, on ju, me mängisime talle ette, meil oli kutsutud sinna pered, on ju, nii sättisime seda valgust paremaks ja kõike seda. Ja siis ta ütles, tead, ma sain sellest jah aru, aga me tegime niimoodi, et nendel oli öö. No. Ja need tunnid olid vahet, on ju. Ja siis ta helistas USA-sse oma mingitele inimestele ja küsis, et kuule, et siin on üks riik, on Eesti on ju selline koht, et need on nagu et ma olen, et ma tõesti olen tähele pannud, et need ei saa koos seistud. Et võtame selle punkti nendel maha. Ja siis sealt anti see luba, jah, et võid võtta küll ja pole probleemi. Ja siis öeldi, et olgu, tehke ilma tead. Ei pea kallistama. Ei pea kallistama ja saad aru, ja siis ta nägi neid nägusid ka nendel mängijatel, kes olid meie poolt kutsutud, meie endi sõbrad ja asjad, et nad viitsisid päev läbi seal stuudios olla. Siis nende kõikide nägu läks selliseks, väga hea. Ja siis ta ütles, kordas üle, te olete imelik rahvas, te olete väga imelik rahvas, et te tahate üksteisest väga kaugel olla. Ja ma ei tea väga palju, et teistel sellistel maadel oleks selline luba antud. Aga päris ikkagi detailselt siis tuli ja vaatas ise lendas kohale ja oligi salvestustel siis istus juures. Ja millised valgused, mismoodi, kas muutub õigel hetkel, kuidas on muusika, kuidas stuudiokujundus välja näeb, kuidas liigub saatejuht, kuidas ta räägib nendega, kuidas on kaameranurgad, kõik see asi. Ja mul oligi üks, et lihtne on vaata, rääkida režissööriga või operaatoriga on ju, et selles mõttes sa ju näed, mida nad teevad, on ju, see kõik on ju olemas. Aga mulle ta nagu ei öelnud otseselt ju midagi, ta ei saanud eestilest aru ju. Ja siis ma nagu ühel hetkel ütlesin ka, et aga et kas mulle ka nagu midagi öelda on, et käin ma valesti, olen ma kuskil valesti. Ta ütles, et suga on ikka okei, sinuga on korras. Ma ütlesin, aga siis nagu purssisin oma inglise keelest talle, et nagu kus sa tead, on ju, et äkki see, mis me räägime, totaalne jama on ju, et ta ütles, et ei. Kehakeeles saab aru. Seda ta ei öelnud, ta ütles seda, et tead, ma vaatan operaatorite nägusid. Ja kui operaatorid muigama hakkavad, need on näinud kõiki elus. Need ei muiga enam mitte millegi peale. Aga kui operaator muigab, siis järelikult on kõik väga hästi, nii et lase edasi, pole probleemi. Et see oli siuke hea selline kiitus, siis ma sain ka aru, et okei, võib-olla tõesti, jah. Nii et. Päris huvitav ja seda ei oleks arvanudki, et ta on siuke täitsa nagu a la nagu McDonaldsi frantsiis, et keegi tuleb kohale ja maitseb juustuburgerit ja kui on vale ketchup, siis ei lähe. Siis ei lähe, absoluutselt ei lähe. Meil oli kunagi, Teet hakkas tegema seda, mis ta nüüd pikalt tegi, see viktoriinimäng, Kuldvillakut muidugi. Ja me, eesti keeles ei kõla see, et kes on või mis on ju, sest et Ameerikast on lihtne, seal on üks asi ees, see what is on ju. Aga meil on umbes siis, et kas kes on või mis on, kas Lenin on surnud, siis ta on nagu mis on või on ta kes on või, seda on kõik siuke on ju. Ja seda ette sinna toppida, aga kogu selle mängusüsteem oli see, et inimene küsib küsimuse ja saatejuht ütleb vastus on. Ja me ütlesime, et aga äkki saab selle eest ära jätta, tead on ju. Ütles, et ei, mitte mingil juhul. Selline asi, see ei tule kõne allagi, see pole isegi arutatav mitte. Meie jaoks oli see hästi suur probleem tol ajal, see oli 90, mis ta hakkas seda tegema, 98 on ju, 8 vist. Et see oli nagu suur probleem, algul ei saadud sellest üldse aru ja unustati eest ära ja üks mees kaotas auto tänu sellele. Et seal oli nagu totaalne jama, aga mitte mingi, seda ei võetud arvestusse üldse. Läks mööda paar aastat, venelased hakkasid seda tegema
ja ma vaatasin ja venelastel ei olnud seda ees. Järelikult see on ikkagi kinni sellest, kellel on seda, võib-olla nad lihtsalt maksid selle asja kinni. Nad ütlesid, näed, suur riik, seal on hoopis teised need tasud selle ühe saate eest, on ju, ja võib-olla need siis ütlesid, sõbrakesed, meie ei taha midagi siin ette öelda ja see maksab nii palju ja need ütlesid, nii, ikka saab, noh, rahaga tuleb välja, saab maailmas päris palju. Et jätame selle eest ära ja siis öeldi, et mitte mingil juhul ei tule kõne allagi, siis keegi võttis taskust välja, et noh, räägime veel ja siis, et aga no hea küll, teile siis võib. Sest et venelastel on, võib-olla nüüd on, ma ei tea, aga siis, kui venelastel tuli, me vaatasime ka nende oma üle, mitte kuskil ei olnud ühte, mitte midagi. Võib-olla ma eksin, aga andke teada siis, kui ma eksin. Kristjan, kuidas sa üldse ekraanile jõudsid? Ma vaatasin, Wikipeedias oli huvitav fakt sinu kohta, et sinu ristiisa oli Valdo Pant. Kas vastab tõele? See vastab tõele, no selles mõttes on ristiisad. Ma ei ole kirikus ju ristitud, on ju. 71 sündisin, aga ristiisas selles mõttes, et tema oli see, kes selle nime asjaga välja tuli. Ehk et ema oli siis veel sünnitusmajas, on ju, ja tema oli siis, kes pakkus välja nime Kristjan, sest et emal oli enne plaanis ikkagi Jürgen panna, sest et oleks ju väga äge JJ, no. Ja 2 jotti. Just, et why not, on ju. Jumala hea nimi tegelikult, et ei oleks üldse halb olnud. Aga ma sain aru siis, et ma olen seda juttu ise valesti edasi rääkinud. Ja ma ei tea, no ma olen siis kuidagi valesti mäletanud, nii et ema tegi mulle märkuse, kui ma vahest käin inimestega kuskil kohtumas, nii-öelda kultuurimajas või kuskil klubis või kohtades. Ja siis kuskil siis mingis Õhtulehes kirjutati sellest, millest ma seal rääkisin omast arust õiget juttu, et isa ja Pant ja siis Helimees või keegi, kes seal veel olid, on ju, istusid raadiomaja kohvikus, on ju, isa töötas mul televisioonis, on ju, emaga. Ja nad tegid siis koos tööd, on ju, seal ja siis isa oli operaator ja istusid seal kuskil ja siis, kui ma olin sündinud, tuli jutuks, on ju, ta mis nimeks läheb, on ju, noh, Jürgen, on ju, siis Pant ütles, et aga et mõtle ikka mina rääkisin seda, et ei, et nimest peab R-täht sees olema, on ju, et noh, pane ikka Kristjan, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et aga Jürgenis on ju ka, et palju nad siis nagu võtnud juba olid, on ju, selleks hetkeks. Aga tuligi välja, et see oli totaalne jama, ema tegi mulle kohe märkuse. Ütles, et ei ole, tegelikult oli asi selles olnud, et Pant oli öelnud isale, et vaata, sul on mansetinööbid tähtedega, tal oli siis KJ, on ju. Ja kõik asjad, mis, noh, vanasti oli väga popp ju mingid raamatud ja kõhjott ja tead, noh, nagu signeerid ära enda sellega, et miks sa seda teed, et sa paned teise nime, et sa saad ju poisile edasi pärandada kõik asjad, et pane ikka K-tähega, noh, et Kristjan on hea nimi, on ju. Et see oli sealt ikkagi kuskilt tulnud ja siis sellepärast oligi nii öelda, siis oli noh, nime ristiisa, et Pant rääkis ära, ma arvan jah, et ei olnud väga pikalt vaja rääkida, et eks nad istusid. Vanasti ju naised olid ju minust mingisugune nädal aega olid seal haiglas, nii et nad said siin kõvasti ennem seda nime liiku teha ja kõike muud, nii et igal juhul selleks hetkeks ma sain aru, kui ema välja tuli, oli nagu nimi laual ja öeldud, no paneme siis ikka selle ja ju siis ema ei tahtnud vastu kas sudida ja nii ta läks, jah. Ei no ilusad nimed, mõlemad ju. Absoluutselt. Aga sealt kaudu siis, et vanemad ikkagi teles ja kuidagi, ma ei tea, kas sa läksid ise õppima mingisugust operaatoritööd või? Ei, ma tahtsin minna, no ühesõnaga tegelikult oli asi selles, et kuna ma siin televisioonis jõlkusin ja ma läksin viimases klassis, läksin õhtukooli. Enam ei saanud koolis, ma olin piisavalt rumal, et lõpetada normaalsete hinnetega see kool ära ja ausalt öeldes puudus mul ka motivatsioon. Et ma ei teadnud, mida ma tahan edasi teha. Ma läksin sinna keskkooli ja ma teadmata, mida ma oma eluga üleüldse peale hakkan. Ma ei läinud ka enne kuskile kutsekooli ega tööstuskooli ega kuhugi mujal, on ju, sellepärast, et ma ei teadnud, mida ma teha tahan. Mul polnud kõige õrnemat aimugi, mul puudus igasugune ettekujutus oma elust, et mis see on, millega ma tegelen. Ja see keskkooli aeg oli nii-öelda nagu aja võitmiseks veel, et noh, käin selle keskkooli ära, et äkki siis hakkab mingi asi tunduma või meeldima kuidagi, et võiks teha midagi. Ja kuna ma läksin õhtukooli, siis tol ajal vähemalt pidi olema
mingi töö, mingi amet pidi sul kõrval olema, et õhtukoolis käia. Ja siis, kuna ema töötas ka televisioonis, ema oli kunstikirjandussaadetes režissöör, siis ma läksin tema juurde assistendiks, kuna seal oli naiste kollektiiv põhiliselt ja seal tüdrukud jäid vahest lapsepuhkusele, on ju, siis ma sain sinna nagu sipstik, sinna režissööri assistendi kohuse täitja olin ja KT nii-öelda, et ma väikse aja on ju seal saan olla. Aga töökoht oli olemas ja siis ma sain siin seal õhtukoolis olla ja ma nägin, me tegime teatripäeva saadet, kuna see oli kunstikirjandussaadete peatoimetus, me tegime teatripäeva saadet pedagoogilisest instituudist. Laial tänaval oli siis Pedagoogilise instituudi kultuurharidusosakond, kus olid koos näitejuhid, tantsujuhid, orkestrijuhid ja koorijuhid. Rohkem kedagi polnudki, 1.–4. kursuseni kõik olid lükatud ühte majja, üks suur segasumma suvile, mesilast aru, jube äge koht. Ja siis ma nagu nägin, mõtlesin, et ma ei teadnudki, et ma pedat teadsin, on ju, aga selline nagu eraldi tantsujuhid, näitejuhid, orkestrijuhid, koorijuhid, omavahel koos, mingi möll käib, lava peal inimesed, siis nad tegid mingisugust asja seal, see filmiti üles teatripäeva saate jaoks, ma olin seal assistendina kaasas ja siis mul nagu silmad läksid lahti ja läksid suureks, mõtlesin, et pagan, see on äge asi, sellist asja võiks õppida ja kuna ma teadsin ka seda, et väga paljud hakkasin nagu seda uurima, siis tuli välja, väga paljud olid selle peda läbi käinud juba, selle näite juhtimise ja sealt tulnud siis, tol ajal saadeti siis nii-öelda, sa pidid 2 või 3 aastat selle eriala peal töötama kuskil, ehk et nendest inimestest kasvatati klubidesse, maakultuurimajadesse, näiteringi juhendajaid ja selliseid inimesi. Ja seal siis olid oma 2-3 aastat ära ja siis võisid teha edasi, mida sa tahad. Ja siis paljud tulid Eesti Televisiooni, Toomas Kirss, ma saan aru, vist käis seal ka kunagi Urmas Ott ja väga paljud inimesed käisid pedas, kes hiljem läksid, siis hakkasid tegema ETV-s tööd. Ja kuna minu tegelik plaan oli, ma mõtlesin, et ma lähen ka siis kunagi tagasi ETV-sse, algul režissööri assistendiks on ju, ja hiljem, kui siis juba oskust ja pead hakkab kandma, et siis äkki saan režissööriks. Minu plaan oligi ainult see, mina ei tahtnud näitlejaks saada või kellekski muuks. Aga kuna ei olnud parasjagu lavakasse sisseastumiskatset, see on iga 2 aasta tagant ja me sattusime vahepeale, siis tuli kogu see andekas kraam ka sinna pedasse kõik, sest kõik tahtsid ju olla näitlejad, on ju. Nii et meil sattus väga hea kursus kokku ja sellepärast ma sinna läksingi ja ma sain ka sinna sisse ja kui ma seal lõpetasin, siis ma olin juba muutunud inimene, et siis mul ei olnud nagu seda, et ma ainult nüüd tahaks kuskil kaamera taga olla, siis tekkis juba see tunne, et võiks ette ka minna. Võiks ette ka ikkagi minna, hakkas mingisugune, meil oli väga kõva mees, Rudolf Allabert, tema oli meil kursusjuhendaja, tema oskas kuidagi nende inimestega, need võtmeid õigesti keerata inimeste sees. Ja ma elu lõpuni talle sellest tänulik. Ja sealt kuidagi tekkis, mul läksid silmad lahti, mu maailm muutus täiesti teiseks. Selle 4 aastaga, see oli kool, kus sa nagu siis õppisid endale, mitte nagu teistele, see keskkool oli see, et ma pean õppima selleks, et mul näiteks emale tunnistust, et kõik ei olegi 2, on ju. Aga seal ma siis nagu kuidagi sain aru, mis maailmas toimub. Ja sealt läks lahti see ja siis ma käisin kõik läbi, Tipp TV, ma käisin läbi enne seda veel RTV, Toomas Lepa käe all olen tööd teinud, super luks. Ma olen, ja siis läks Tipp TV, siis läks Kanal 2, ETV-s käisin, ühesõnaga ma olen kõik TV3 ja asjad läbi käinud ja siis tuligi välja, et ma olen väga edem inimene ja sellest ei saa enam lahti, kui see ükskord see pisik, kuidagi see hakkab paljunema sul sees, siis muidu võiks ju raadiot teha, on ju. Raadiot on väga huvitav teha. Aga ei, näed, ma tahan ikkagi kuidagi ekraani peal olla ja kuidagi, ja see tuleb sees ja tead, ma ütlen ühe asja, see on, kõik naeravad või mis tuttavad, kes teavad seda, itsitavad, sest et mul on nii, et kui mul on suured pikad salvestused, siis ma näin päev aega, parem kui 2 päeva, enne seda ei tee mitte midagi. Mul abikaasa teab, lapsed teavad, need hoiavad eemale, ma olen oma toas, pimedas toas umbes, tead nagu kuskil pimedas augus need käivad ennast kogumas, on ju. Ja ma ei räägi ka midagi.
käin korra, võib-olla söön natukene ja siis jälle oma sinna tuppa, võib-olla vahin telekat, võib-olla magan niimoodi päev 2. Sest siis tekib ühel hetkel see tunne, et nüüd tahaks nagu rääkida, nüüd tahaks nagu väga rääkida, nüüd tahaks nagu, mul ei ole oma edevust kuhugi panna enam. Ja sõnad on võimalik ära rääkida. Kui ma eelneval õhtul saan kellegiga kokku, kus ma pean rääkima, ma pean kuskil olema, kus ma pean rääkima, siis mul on järgmine päev jube raske. Ma saan hakkama, aga ma pean pingutama 5-6 korda rohkem. Aga siis, kui sa oled olnud vait eelmised 2 päeva, siis lähed ja siis on see, et laske mul rääkida, laske mul nüüd ma tahan. Ja nii on palju lihtsam ja nii tuleb nagu palju parema tujuga, palju mõnusamalt, palju paremini. Nii et... See on huvitav, sellest räägitakse, kui võrreldakse inimesi, et kas sa oled ekstravert või introvert, on ju. Ja no ilmselgelt, kui sa oled ekraanil, siis öeldakse, et tundub, et ekstravert, et muidu ta ei roniks sinna, on ju. Aga selle mõõtmiseks pidi olema üks kõige parem nipp see, et kuidas inimene oma akusid laeb, kas ta laeb sellega, et ta läheb rääkimiseks välja, ta saab sõpradega kokku ja ta saab sealt oma selle energia kätte või siis on vastupidi, introvert justkui ikkagi tõmbab nagu oma tuppa ära ja seal laeb täis ennast, siis on tal jälle nagu võimalik välja minna. Vaat selle peale ma ei ole mõelnud. Et sul on siis huvitav jah see, et sa nagu kogud on ju nii-öelda kogud täis ennast ja siis lähed ekraani. Absoluutselt, ainult seda pidi, teistpidi ei ole võimalik, et siis oled tühi nagu kapsast, tead. Soo, no võt näed. Ja sellepärast ongi need reisid, mis me oleme Teeduga teinud, et see ongi pea 6 aega järjest, oled sa kogu aeg see, tere, nii tore, nii vahva, ossa, mis koht see on, räägin teile, pole probleemi, et see võtab läbi, et kui ma sealt tagasi tulen, ma tavaliselt olengi niimoodi, et nädal aega olen, silmad on tead nina peal koos ja meil oli üks, ja võid sellest rääkida, räägi. Sa tahtsid midagi muud, siis sega vahele, palun. Sest mul ongi see, et ma muud kui räägid. Sa pole 2 päeva rääkida. Pole rääkida, täpselt. Hoidsime ennast. Et me käisime mingil reisil, ma ei mäleta, mis riigist me tulime, aga et leppisime siis kokku, et pagan, kas mul oli sünnipäev või midagi just täpselt nii, et me tulime tagasi ja samal õhtul ma korraldasin endal kodus peo, lähimad sõbrad tuttavad olid koos, me Teeduga siis ka on ju, et näed, mul oligi vist sünnipäev, ma ei tea, kus me siis käisime, aga et septembris olime tagasi ja siis oli nii, et endal tundus, et jõudu on, et milles küsimus on ju, et me ju iga õhtu samamoodi oleme üleval olnud ja kõik, et see ajavahe ei olnud ka seal nii suur ja midagi, aga siis lõppes see asi sellega, et me kuskil õhtul 10 istusime Teeduga mõlemad niimoodi seal kuskil diivani peal on ju ja siis magasime, pidu käis ümber ringi täie hooga, no ikka aga me mõlemad olime et see näitab seda, kui läbi tegelikult sa lõpuks ikkagi oled sellest reisist, et siis seal ei ole võimalik seda hetke, et sa laed ennast, seal see peab tulema, aga jällegi selleks olen ma jälle, iga üks ju valmistub ennast eraldi ette, aga kui sul on nii psüühiliselt oled sa sellega arvestanud, nüüd ma olen 6 aega, iga jumala hommik ma pean ärkama, sest et me magame Villemiga ühes toas, kes on meil režissöör, kes on meil ka samas operaator, ta ärkab üles ja ütleb, nii, nüüd lähed tõmbad kardina eest ära, vaatad linna, ütled, kus me oleme ja kuhu me täna edasi lähme ja annad väikese ülevaate. Hommikul trussikutega kohe tead, katsu seda teha iga hommiku, proovi lihtsalt niisama endal kodus, üks nädal aega. Tere hommikust ja sa pead olema, sa ei saa lihtsalt nagu olla, tead rõõmsalt, aga kui sa selle endale, kui sa võtad sellega, et sa arvestad sellega, et sa ärkad üles ja sa tead, see esimene asi, et sa isegi pole jõudnud hambaid veel pesema minna, kui sa pead juba olema rõõmus, siis on see võimalik. Et kui sa sellega ei arvesta, see on nagu see, et kõpla palun ära üks vagu, kõplad ära, mul kunagi aastaid, kui ma väike poiss olin ja siis ema ütles, sul läks nii kiiresti, et tee veel üks pool otsa. No ei liigu, ei ole võimalik teha, ei jaksa, et sama asi on ka sellega, kui sa psüühiliselt oled valmis, et sa pead iga hommik olema selline nagu elektriänes ja siuke ebaloomulik rõõm hommikul selle üle, et ma ärkasin mingis linnas, mille nime ma täpselt ei teagi, sest me eile öösel alles jõudsime siia. Siis sa suudad seda teha, aga kui sa seda pole endast välja mõelnud või endale ette valmistanud, siis on jälle raske. Sellega mul tuleb meelde selline enda ootuste sättimine kooliajast, et kui oli jutt
ütleme, et tulid seal viimased tunnid ja siis järsku keegi ütles, et kuule, meil jääb viimane tund ära, et ma ei tea, kas õpetajat ei ole või mis, maailma suurim rõõm on ju, aga kui oli jutt kuskil päeva keskel, et võib-olla jääb ära ja siis ikkagi toimus, see oli õudne, sest sa juba olid vaata nagu peas ehitanud selle lossi endal valmis, et nii varsti on minek ja siis tuli välja, et mine tundi. Täpselt, tean seda tunnet, kuidas tean seda tunnet ja on nii, mis siis, et sul on ju tunniplaanis kirjas, et näed, 5 tund on ka, aga ma olin juba arvestanud sellega, ma juba olin sel ajal kuskil mujal ja siis sa istud ja see tund tundus nagu 5 korda pikemana, kui muidu et kui mingi lootus tekib ja siis pärast see sult ära võetakse, siis on nagu kuidagi ekstra kuidagi vastik on ju, aga kui keegi oleks midagi öelnud, see oleks ära nagu palju lihtsamalt ära kannatanud seda. Täpselt. Mis siis Argentiinas käisite just, mis seal põnevat oli? Oi, tänan küsimast, tead, kui sa lööd lahti interneti ja hakkad Argentiina kohta uurima, siis ma olen selline reisimise jänes. Ma kardan kõiki, võõraid maid ma kardan, mulle ei meeldi. Sulle meeldigi reisida? No tegelikult mitte väga, on ju, sellepärast me olemegi Teeduga nagu see ja on ju. Et ma ei ole nagu üliõnnelik selle üle, et ma olen kuskil võõras riigis, ma pean kuskil nagu võõraste inimeste keskel toimetama, tegema mingit saadet ja rääkima, kui tore seal on. Ja veel see asjal teeb alati hullemaks see, kui see ühiskond, kuhu me lähme, see inimesed, see seltskond on nagu minust totaalselt erinev. Nii välimuse kui ka kultuuri poolest, käitumiste ja kõige muu poolest, vaat siis on eriti raske. Ja minu jaoks eriti rasked on sellised lõunamaa temperamendid ja sellised, tead, sellised kulmu alt viilu ja täpselt sa ei saa aru, mida ta tahab, võib-olla inimene lihtsalt vaatab otsa, aga mulle juba tundub, et nii, mida on. Ja tavaliselt sellistes kohtades, see on tavaliselt ja ongi, ja kõik võivad mu peale kurjad olla, et jõegalda üldistab, no järelikult üldistangi, ja üldistan, on see, et tavaliselt on meil see, et kui keegi tunneb huvi su vastu, kus te kaameratega tulete, mida te teete siin, siis on sellel alati mingi tagamõte. Tagamõte punkt 1 on see, et ta on mingisugune riigiametnik, kes uurib, et mida me filmime siin, sest et siin ei tohi üldse filmida, on ju, või punkt 2 on keegi, kes tahab osta nahkjope ära, tead, või raha vahetada või tahad arstist saada või midagi, tead. Ehk et alati, see on nagu ebameeldiv juba, keegi tuleb, hello, where you from? See on kõige õudsam lause. Ma ei taha sulle hakata rääkima, kus ma olen. Ei ole, mul ei ole aega, su sõida seenel, tead. Ja siis oledki nagu ebaviisakas, ise tunned nende inimeste vastu. Võib-olla ta tõesti tahtis, aga ma ütlen, 90% nad ei taha, nad alati tahavad sust midagi. Midagi on vaja ja see tekitab alati stressi ja see on alati siuke halb tunne. Ja kui sa loed Argentiina kohta, et ärge sõitke taksoga, võtke Uber ja et kõik on nagu rahaliselt on totaalne jama, ärge makske kaardiga, teil kirjutatakse mingid tohutuid arveid. Võtke ainult kaasa peale 2013. aastat prinditud $100, mis peavad olema täiesti triigitud ja viigitud, siis ainult neid saab vahetada ja kõik see ja siis mõtled ja siis sa tead seda, et Brasiilia on seal kõrval ja küll on ju nähtud neid videosid, kuidas rannas varastatakse ja tänavatel öeldakse, et hoidke oma asjad taskus, et ärge pange rahakotti, võtke kaasa sularaha või võtke kaasa 2 rahakotti. Ja siis sa oled sellest juba ette nii väsinud ja nii stressis sellest riigist. Ja siis ma läksin Argentiinasse. Siis ma mõtlesin, et see oli nagu Eesti. Ma ei võta kaasa 2 rahakotti. Mul ei ole nagu vaja. Keegi ei kauple ja eritse, ei tiri. Keegi ei loiva ringi. Ei teki, ei ole, ma ei näinud ühtegi korda mingisugust kampa, kes oleks vedelenud kuskil ja vaadanud tikksuus, kuhu sa lähed ja mida sa teed. Ma ei kohanud siukest asja mitte kusagil. Argentiina on super. Ma ei ole nagu nii rahul, ma ütlen, mulle meeldis Jaapan. Jaapan on minu jaoks 10/10. See on ainukene riik, kus me perega oleme nagu peale reisi, ma olen öelnud, et nüüd lähme veel sinna. Lähme tagasi. Ja Argentiina on 9,5, noh. See oli, kui ta nii kaugel ei oleks, ma käiks seal kogu aeg. Tõesti, see on nagu, no ühesõnaga minu jaoks oli seal kõik oli täpselt nii, kui peab. Ma olin nagu omade keskel. Ma tundsin ennast nagu kodus. Mul ei olnud mitte ühtegi korda sellist tunnet,
et mul on ebamugav, et mul on ebameeldiv, et ma ei saa täpselt aru, sest et tavaliselt püütakse ju, sa hakkad silma, sa oled turist, on ju. Eriti veel mina oma lollaka riietusega, on ju, noh, nüüd ma olin seal tangomees, saad aru, kujutad ette, valge kübar, punane särk, selline pinsak, must ülikond ja siis suur pojeng on rinnas, on ju, noh, nagu ma kujutasin ette, et tango inimesed on sellised, keegi ei käi ju seal tänaval niimoodi, selge see, et see on mingi loll turist, kellelt tuleb raha ära võtta, seal ei olnud seda muret. Seal kui küsiti, et kuule, kus sa nii vägev välja näed, et mis asja, no Eesti on ju, tore, väga kihvt, kuulge, aga edu, pange, ei tahtnudki, ei olnudki nagu midagi, ei vaja või et noh, ei pandki silma peale, keegi käi sul järgi, keegi ei vaata, et no mina ei tea, võib-olla meil lihtsalt vedas ja võib-olla on, ja arvatavasti ongi sadu inimesi, kes oskavad öelda, et see on, nende jaoks oli see reis kõige õudsem asi maailmas. Ma absoluutselt ei vaidle, see minu jutt ei ole mingisugune püha tõde, aga see, mismoodi meil seal läks ja millest me saate saime, kui erinev see riik on, kui alates liustikest lõpetades palmidega ja vahele jäävad veiniistandused, no mida sa veel sellest riigist tahad? No saad aru, seal on kõik olemas. Need inimesed on veel kord sõbralikud ja nemad räägivad seal hispaania keelt. Meie muidugi Teeduga kumbki ei räägi hispaania keelt, nemad jälle inglise keelt praktiliselt ei räägi, on ju. Aga saab hakkama. Täpselt nagu Saaremaal saab hakkama Soome tädikene, kes räägib ainult soome keeles ja Eesti tädikene, kes räägib ainult eesti keeles ja nad saavad ka kuidagi hakkama, kätte jalgadega veive selgeks ja meie saime ka. Maksime kaardiga külakõrtsus, sellises kohas, kuhu ma ei julgeks, näiteks ma ausalt öeldes Eestis mõtleks, kas ma astun sinna sisse või ma ei astu. Et noh, kellele otsa vaadata võib ja kellele ei või, on ju, ja kellele pead välja tegema, et nagu rusikaga üle kulmu ei saa, on ju. Siis sellises kohta läksime, marssisime Teeduga sisse, maksime kaardiga, mitte midagi. Et no ma olen seda noh, ma ei osanud elus oodata ja arvata, et selline koht on olemas teisel pool maakera, mis on nagu kodu. No. Super. Siis jah, päris huvitav, et sa nagu lõid jube halvad eelarvamused ette ära ja siis olid väga positiivselt üllatud, kui see ei olnudki. No, see jutt meenutab mulle seda, mis sa räägid, et kõik tahavad midagi, et ilmselt on, ma ei tea, väga ilusatel naistel on umbes samasugune, et kui mingi mees tuleb juurde, ütleb lihtsalt, et tere, te näete väga ilus välja, siis ta juba teab, et ta tahab mingit numbrit või nagu ligi jääda. Aga kui tuleb mõni mees lihtsalt ütleb, et väga ilus näed välja, läheb edasi, siis ta nagu jääb kohkunud seisma, aga see võib olla positiivsena mõjud. Absoluutselt. Ja väga õige näide, et täpselt nii see on. Et minu jaoks oli see nii positiivne, see kogu see reis algusest lõpuni, suur linn, ma ütlen, et kui ma lähen Rootsi, me käime perega vahest, sõidame laevaga Rootsi, teeme sellise, mis need on, no lihtsalt sinna ja tagasi. Kruiisid. No, et tore jälle minna, meil ei ole midagi asja sinna, aga no lähme kodust välja, on ju. Et Stockholm on kordades ohtlikum minu jaoks tänapäeval juba kui Argentiina Buenos Aires, noh, et kuidas see saab nii olla, noh, ma olen eluaeg mõelnud Põhjamaad turvaline, saad aru, ma lähen Helsingis, kõnnin ringi, raudteejaama juurde väga minna ei taha, sest seal juba on nagu kuidagi siuke, no ei tea, noh. Nagu mingi teine riik oleks. Nagu mingi teine riik oleks. Ja on nagu kuidagi siuke, kuklas kuidagi siuke alati selline imelik tunne, seal mitte, et noh, ja siis muidugi mul sõbrad tuttavad, kui ma rääkisin nendele ka seda, siis no aga mida meil siis üldse vaadata on ju selle peale, on ja on, veel kord see riik on nii erinev, nii eriline, erinevate oma asjadega, et ma ütlen, pingviinidest alustades ja lõpetades ahvidega, kes seal on, vihmametsad, värgid, asjad, super. Kuidas sa siis kokkuvõtlikult kirjeldaksid Argentiina inimest, millised nad on? Täpselt nagu meie, kõige huvitavam. Nad ongi nagu meie. Väga huvitav. See oli minu jaoks nii üllatav. Ma ütlen ausalt, nagu välimuselt ka. Et kui mul ei oleks olnud seljas neid jopakaid riideid, siis ma oleks sulandunud täiesti rahulikult. Tõsi, võib-olla heledapäiseid inimesi ei ole seal nii palju, on ju. Aga seal on segunenud, eks, Itaalia, Hispaania, mingil määral Saksamaa, on ju. Need on seal omavahel kuidagi segunenud ja nad ongi nagu eurooplased. Ja
ja minus tekitas see väga sükust, nagu sa oledki nagu kodus, ja tavaliselt nad ei ole väga temperamentsed, võiks arvata, et Argentiina, tango on ju, come on, jalgpall, Maradona, kujutad ette, klokkis mustad krõstis juuksed on ju, aga kindlasti selliseid inimesi, vabandust, on seal kuskil, aga mina ei näinud. Ja me käisime jalkavõistlusel, seal oli siis 85 või 6000 inimest mahtus üle staadionile. Ma hakkasin Teedule 10 minutit enne see mängu lõppu rääkima, lähme ära. 86 000 inimest, kui hakkab liikuma, me jääme tundideks nendele tänavatele kinni lihtsalt, lähme ees. Ei muidugi teed, kus sa sellega on ju, ei, et me ikka lõpuni oleme. Ma ütlesin, et seal ei ole enam mingit vahet, mis seisuga see lõppeb, me ütleme pärast hiljem peale, et lõppes, ma ei tea, 1-1, et mis seal vahet on, lähme ära, me jääme siia seisma. Ei, no olgu. Siis ma ütlesin, hea küll, muidugi saate nimel, teeme seda saadet ja näitame, et kuidas loll aju tead, mis kehanuhtlus on ju. Hei, see lõppes ära. Ja me lihtsalt nagu kõndimiskiirusega sealt laiali ja kõik see 85 000 inimest kuidagi niimoodi kõndis. Ma ei saanud aru, kuidas. Mis moodi see võimalik on? Ei tea. Ja teine asi, nendel seal on nii, et 10 kvartali raadiuses, nüüd ma räägin muidugi saadet ju vette ära natuke, aga 10 kvartali raadiuses näiteks ei müüda alkoholseid jooke. Ehk et nad on põhimõtteliselt nagu jalkastaadionist just, 10 kvartali. Just, et nad on nagu põhimõtteliselt kained seal. Nendel ei ole mingisuguseid kaklusi seal, ei peksta segamini mingisuguseid poode või värke sellepärast, et oma meeskond kaotas, kelle poolt sa olid, nad ei rüsele oma vahel, politsei oli seal kohal, aga need lihtsalt seisid kuskil seal ääres, seina ääres, vaatasid lihtsalt pealt, nendel ei olnud midagi teha. Kui läksime sisse, oli turvakontroll, need kotid vaadati üle nii nagu igal pool on ju, aga see oli ka kõik, et kuigi Argentiina ju jalkamaa on ju ja kõik see asi, nende jaoks on jalgpall jube püha, siis see kõik on kuidagi, ei ole selline nagu Inglise jalgpall, nagu, ega ma sellest ka nüüd ei tea, jällegi jalgpallisõbrad löövad mulle palliga pähe on ju, aga nagu ma olen, minusugune on aru saanud, on see suhtkoht ikkagi vägivaldne, kogu aeg mingisugune möll käib ja käiakse üksteise paarides tülinorimas ja on ju selline asi. No ma arvan, seal on ühe jalka niimoodi raadiuses on väga palju neid paare ja asju on ja võib-olla selles ongi see võti. Just, ja täpselt nii on, et seal näiteks sellist rüselemist, kaklust ja värki ei ole, No see on jalgpalli osas, ma ei ole ka absoluutselt mingisugune Argentiina jalgpalli ekspert, aga tõesti on tundunud, et Argentiinas on põhimõtteliselt peaaegu 2 kõige kuulsamad mängijad maailmast, Messi ja Maradona, aga et see Maradona on ikkagi siuke väga erandlik näide, sest Messi siuke karakter üldse, kuidas ta on ju, et see on hoopis teistmoodi, et Maradona oli siuke, et paneme öö läbi pidu ja siis lähme lööme käe kohe ära. Just, ja tead, seal jagunevadki inimesed, seda on raske muidugi ja jällegi on kindlasti eksperdid, kes teavad seda täpsemalt. Aga see jällegi, ma räägin ainult enda muljest, palun vabandust, oli see, et seal inimesed põhimõtteliselt jagunevad 2. Ühed, kes on nagu Maradona fännid ja ühed, kes on Messi fännid ja nooremad, sellised nooremad ja nüüd kui ma seda ütlen, siis läheb okay. Mulle tundub nagu nooremad ja rohkem koolis käinud inimesed on nagu Messi poolt ja vanemad ja sellised need on nagu Maradona poolt, sest et nad on väga uhked selliste särkide üle, nad kannavad oma särki, kus Maradona on krooniga või Maradona on sigari ja mingisuguse pudeliga tead ja on ju tead sellised, et ta oli ikkagi siuke kõvataja mees ja laia ja tead ja ta oli selline nähtus omaette, just nimelt, et ta oli ju seal selle Boca junioriside või treener seal ja mis iganes või mitte, sealt ta tuli, nüüd ma ajan segamini ja kõik juba jalkafännid, issand, mida ta räägib. Ühesõnaga, oli ta selle, mis oli gimnastiko või mis pagan selle tiimi treener seal kunagi, see ei võitnud tiim suurt mitte midagi, aga oli üle maa kuulus, sellepärast, et Maradona oli seal treener. Et ta oli nähtus oma ette siiamaani ja siiamaani nad räägivad, sest kui küsida nende käest, nimeta 3 kõige tuntumat ja kuulsamat ja endale kõige hingelähedasemat argentiinlast, küsid mõne argentiinlase käest, siis tavaline vastus oli see, järjekord võis olla nii, Maradona, Messi, Evita Perón või siis Messi, Maradona, Evita Perón. See oli nagu
see oli põhiline see kolmik, see kolmainsus. Et igal pool olid messisärgid, igal pool olid mingid kinkekarbid, mis oli messisärgiga, see messit müüakse ja ta on plakatitel, ta on igal pool, ta on igal pool olemas. Aga kui sa lähed õhtul kuskile kõrtsu ja hakkad seal, kui ma hakkaks oma vanuste meestega rääkima, siis need ütlevad, messi, hea, et tal soeng ilus on, aga jalkad mängis ikkagi Maradona, ütleme nii. Aga see ongi, las olla, et... No siuke mulje on jah jäänud, et Maradona on ikkagi siuke, ma ei tea, kultuurinähtus. Kunagi ma kuskilt nägin mingist videost, kus mingi ekspert siis võrdles Pelet ja Maradonat, ja siis oli midagi umbes sellist ütles, et ilma Maradonata ei oleks Argentiina võitnud maailmameistrivõistlusi, aga ilma Pelet oleks Brasiilia võitnud, et seal oli rohkem siuke meeskonna teema, aga Maradona oli siuke üks tank, kes läks ja mitte ainult platsil siis, et igal pool mujal ka. Ta oli siuke just nimelt, et taga kui ta oli juba meeskonnas, siis juba sellel vastasmeeskonnal oli nagu natukene keerulisem, sest nad teadsid, et see Maradona on ka seal ja ta oli siuke sütitaja ja selline dünamiit seal keskel, et pauk käib ühel hetkel ja vaieldamatult ikkagi väga talendikas mängija ka, kuidas ta sealt läbi läks igalt poolt. Absoluutselt, loomulikult. Jah, et see oli huvitav. Kristjan, kuidas sa üldse Teeduga kohtusid esimest korda? Et nüüd te olete siuksed meediamogulid Eestis kahekesti, siuke tandem on ju. Aga kuidas te nagu kokku juhtusite? Me saime kokku Tallinna pedagoogilises instituudis, siis hiljemas Tallinna ülikoolis on ju. Pedas saime kokku, mina olin esimesel kursusel ja Teet astus siis kooli sisse, et ta oli must aasta noorem. Ja seal me trehvasime, meil kuidagi klappis seal, see huumorisoon oli kuidagi vähemalt tol ajal. Nüüd on asjad muutunud. Võib-olla isegi ei ole, aga me oleme vanemaks ju jäänud ja kuidagi võib-olla tahaks arvata, et klapp on just nagu veel tugevamaks läinud. Jaa, ei, aga vaata, kui sa ikkagi, me oleme ju mis aastast 96 ju koos töötanud, et varsti saabki nüüd 30 aastat, kujutad pilti, et me oleme nagu vana abielupaar, et me saame hästi hakkama, me ei suhtle ülemäära tihti, aga kui meil on vaja suhelda, siis me saame hakkama ja me saame eriti hästi hakkama siis, kui me ei pea rääkima tööst. Kui me peame hakkama tööst rääkima, siis mina olen tavaliselt see hädavares ja jonnipunn, kes ei taha kunagi ühelgi koosolekul käia ühtegi tööjuttu ajada, sest et minu arust saab kõik asjad ka telefonidele ära aetud, et miks ma pean kokku saama kellegiga kuskile laua taha istuma ja hakkama rääkima, et telefon on selleks olemas, et räägime telefonidel. Teedul vastupidi on, lähed süvitsi teada, on vaja laua taga ja on vaja seda valget tahvlit, kuhu peale joonistada mingisugused plaane ja asju. Et kui me tööst ei räägi, siis me oleme väga head sõbrad. Aga nüüd on isegi viimasel ajal ka tööst rääkides saame suurepäraselt hakkama, et vahepeal meil olid suuremad sõjad, aga näiteks nüüd viimasel reisil ikka tuleb ju ette, kuu aega oled reisival, ikka tuleb tülisid ette sellest juba, et väsimus on ja keegi teeb midagi, kui sa tead, et ta teeb seda, siis ikkagi teinekord ajab närvi. Nüüd meil endi isegi ühtegi korda tülli. Jälle, kui ma seda rääkisin oma sõpradele, nad ütlesid, et mida meil siis üldse vaadata on, aga on ikka. No ja see klassikalise, või ma ei tea, uudise üldse põhialustala on konflikt on ju. Ja absoluutselt, täpselt. Aga küll neid konflikte tuleb, et meil need konfliktid on olemas, aga need ei lähe nii teravaks, ehk et need ei eskaleeru, ei lähe selliseks, et me ei saa enam ühe saare peale ka koos vaadata. Et seda ei ole. Et küll on aga see, et kui Teet püüab kõigest väest, et viia võttegrupp ajaloolisesse hotelli, mis asub täpselt peaväljaku kõrval, mis on nagu kõigem selles linnas, siis mina krigisin ja vigisin selle üle, et tuba on väike ja lift kriuksub ja seda aru, ikka leian ju mingisuguseid hädasid, mille kallal vinguda ja viriseda. Aga mina jällegi ei tee seda halvast südamest, vaid ma lihtsalt räägin, mis mulle nagu ei sobi ja Teet ei tee ju ka seda vana hotelli ei pakkunud meile halvast südamest, vaid tema tahtis ka kõige paremat, nii et see saade selline jälle tuleb siuke ja ta ikka on, et isegi kui on kõik väga hästi ja kõik väga mõnus, ikka tuleb.
no ja midagi teil ju kogemuse pealt juba tekitate seal kaamera ees. Absoluutselt jaa, aga kui selle küsimusele tagasi tulla, et kus me kokku saime, oligi Peda ja siis me olime niimoodi, Teet ei lõpetanud Peda, ta ei viitsinud ja ei jaksanud seal olla, ta juba tahtis telet teha ja tema hakkas siis läks ennem ära, enne lõppu, mina olin lõpuni seal ja siis me ei näinud 11 mingisugune paar, ütleme, ma lõpetasin 93 ja Teet helistas mulle ma arvan 96 kevadel või niimoodi, nii et kuskil 3 aastat me omavahel kokku ei saanud, aga siis ta helistas ja pakkus mulle tööd, et kuule, tule, et ja mis ta pakkus? Ta pakkus seda, et ta tegi sellist saadet, hakkas tegema nagu, kui ma ei eksi, oli see Teet Tore live ja seal oli siis nii, et inimesed tuli stuudiosse mingi pundid, noh nagu sõpruskonnad, seal oli nagu mingi, saade koosnes mitmest osast, aga seal oli mingi loosimise osa, ta rääkis seal mingi pildimängu umbes tegi veel saates ja siis üks osa oli see, et sõpruskonnad mingisugune, ma ei tea, 5, 6, 7, 8 inimest võisid tulla saatesse ja siis Teet andis nendele mingi ülesande ja kui nad ära tegid, nad said koduantidest mingisuguse auhinna. No siuke. Vanasti oli, see oli otse saade ja teisega tralli, aga ta ei jõudnud kogu aeg nende inimestega tegeleda ja siis tal oli vaja kedagi nii-öelda, et kes selle segmendi just enda peale võtaks ja siuke stuudioassistenti oli talle vaja ja siis ta helistas mulle, kuna ma olin assistent olnud, siis seal ema juures ETV-s mul oli see teleasi, noh niivõrd kuivõrd oli selge, mis seal teha tuleb, on ju, ja milline see assistendi töö on ju, siis ta helistas mulle ja kutsus, aga ma olin just läinud Kanal 2 tegema seal ühte väikest saadet nagu nii-öelda toimetajana ja ma olin seal just 2 kuud olnud, et mul oli päris raske nagu seal kanalis ka ära öelda, et just tulin ja ma olin väga õnnelik selle üle, sest et minu rida hakkaski nüüd minema see, mida ma tegelikult arvasin, et ma peale Peda teen, et ma lähen telesse tööle, hakkan algul sellise assistendina, režissööri assistendina, panen lihtsamaid saateid kokku ja siis kunagi saan režissööriks ja mul täpselt selline pakkumine tehtigi Kanal 2 kunagi siis 95 lõpp või 6 algus on ju ja ma olin väga õnnelik tegelikult selle üle ja 2 kuud hiljem siis läksin, Sony rullis käest ja ülemuse juurde, et ma vist lähen ära teie juurde, siis jõega, just andsime sulle võimaluse tead, et ja just, et kui ma seda võimalust tegelikult olin oma selle viimased 5 aastat nagu mõelnud ja oodanud on ju, siis nagu täiesti teise sahtlisse hüpata oli ka selline riskibusiness, aga ma võtsin selle riski ja näed, see õnnestus. Päris huvitav, et kui sa ei oleks läinud Teeduga tegema, oleks ilmselt mingi täiesti teine trajektoor. Täiesti teine, ma ei oleks kuskil, inimesed oleks saanud must puhata, ütleme siis pehmelt öeldes. See on ja päris huvitav, on tagantjärele alati mõelda, et hetkes ei saa võib-olla isegi sellest valikust aru, sa ei mõtle, et ma teen nüüd mingi suure või siukse, elad, teed mingid valikuid asju, aga tagantjärele saad aru, et sellel mingil väiksel käigul oli nagu väga suur mõju. Absoluutselt, minu elus täiesti esimene suurkäik, et ma läksin sinna õhtukoolist sain siis selle suuna ju, et sinna Pedasse minna, Pedast jällegi täiesti uus tuul ja uus suund, nii et see kõik on, tegelikult on see juhuste küsimus ja see, et Teet mulle just helistas, on juhus tänu sellele, et ma seal Pedas siis olin omakorda, et me üldse tuttavaks ju saime ja veel kord, ma arvan seda, et ma arvan, et ma oleks olnud tänapäeval üks keskpärane režissöör ja kogu lugu, et see oleks ka kõik, mis ma teinud oleks, et jah, see on omaette teema, et selles mõttes välisvaatlejale või kui väljastpoolt mingi tädike vaatab näiteks telemaja või mingid saadete tegijaid ja nii edasi, et talle tundub kõik see väga ekstravagantne on ju, aga tegelikult selle maja sees on ka siuke omaette ühiskond, et sa võid seal keskpäraselt nii-öelda täiesti zombistun näoga tegutseda on ju, kuigi teed nii-öelda, ma ei tea, loomingulist tööd või midagi sellist on ju. On, sest et tegelikult see ongi see, et televisioon on ju täis loomingulisi inimesi ja kujutad ette, sa paned nad kõik ühte nagu nii-öelda kokku, surud sellisesse sulatusahju ja siis peab sealt hakkama välja mulksuma neid saateid, on ju. Kas kõik saavad sinna löögile, kas kõik pääsevad sinna löögile, kes kõrvale jäetakse, siis mis nendel sees toimub, see on hullumeelne tegelikult, et erakanalite selline, et
erafirmad toodavad kanalitele saateid, ma arvan, on nagu inimeste mõttes nagu kordades parem. Lihtsalt sellepärast, et sul ei pea keegi kogu aeg tööd andma, vaid kui sa suudad endale selle töö välja kaubelda ja kui sa suudad selle töö endale välja tõestada, siis sa saad seda tööd teha. Ega mis sa arvad, et kes ostaks meilt saateid, kui keegi meid ei vaataks, noh. Järelikult keegi vaatab, kellele me siis toodame neid saateid, on ju. Olgu see siis nii halvad kellegi meelest või nii head kellegi meelest, seal ei ole mingit vahet, kanal otsustab. Telekanal ütleb, kas ta võtab sellelt firmalt, Teedu firmalt, toodab neid saateid või ei võtab ta Kaupo Karelsonilt, võtab ta Toorsilt, võtab ta kelletki kolmandalt. See kõik on väga lihtne, aga kui sa töötad kogu aeg selle nimel, et sa lihtsalt istud, on ju, ja siis nagu ülevalt poolt öeldakse sulle, et no nii, võiksid seda teha. No selge, võtan selle ette ja hakkan tegema, et see on nagu hoopis teine süsteem ja mina arvan, et see tekitab palju rohkem pingeid ja selliseid asju, et keda soositakse, see on nagu teatriski, et on ju lavastajad, kellel on oma näitlejad, on ju. Aga kui sa ei ole see näitleja, kes on parasjagu pop, noh, mida sa siis teed seal, noh, siis ühel hetkel tekibki see küsimus, et olla või mitte olla, on ju. Ongi kogu lugu. Aga ma tahan öelda, et ma ei öelnud kellelegi halvasti, see on ainult minu mõte ja kui teile see ei sobi, siis palun vabandust, see oli minu arvamus. Aga oled tundnud kuidagi Teeduga või seda, et ütleme reklaamimaailmas on et mingid aastad tagasi oli siuke telemaastik oli nagu tippude tipp, telereklaam oli näiteks tippude tipp, kõige kallim ja kõige tulusam ja nii edasi on ju. Et nüüd on see nagu reklaamimaastik ka kõvasti muutunud ja põhimõtteliselt ju selle raha eest makstakse ju palka teile, et tulge tehke see saade, seda vaadatakse, seal näidatakse reklaami palju on ju. Täpselt. Aga kas ma ei tea, nüüd on kuidagi toimunud mingid muutused, et ma ei tea, kas hinnad on alla tõmmatud või kuidas see käib? Hinnad all, vaatajad all, kõik all, et see on nii totaalselt muutunud, et ja samamoodi kui on tulnud peale see sotsiaalmeedia ja kõik see asi, see on täpselt pöördvõrdeline või ma ei oska seda õiget sõna isegi öelda, et kui sotsiaalmeedia on läinud üles nende telefonide ja nende uute rakenduste tulekuga, nii samamoodi on läinud alla siis omavõrra televisioon. No ja ta on ikka üle sõitnud, on ju, täiesti. Jah. Täiesti, seal ei ole nagu isegi midagi rääkida, et teled on püüdnud sellest kuidagi vabaneda, ehk et algul tuli see suure šokina. Jällegi räägib Jõegalda, kes pole olnud üheski tele mingisuguses juhtkonnas, et teada seda, aga enda koha pealt ma võin öelda nii palju, et mulle tundus, et see tuli väga paljudele väga suure šokina. Teled hakkasid tegema selliseid veidraid ja imelikke otsuseid, püüdes meeldida kõigile, ka noortele, nendele, kes ei vaata üldse televiisorit, kes pole harjunudki seda vaatama, kes tahavad vaadata telekat siis, kui tema tahab vaadata täpselt seda saadet, mida tema tahab tol hetkel, mitte seda nii-öelda seda lineaartelevisiooni, et peale seda saadet sa ootad ära, et tuleb see saade ja siis saad hakata kannatad halva saate ära ja siis saad hakata vaatama seda, mida sa vaadata tahad. Et tänapäeval noored ei viitsi seda, nad ei kannata enam midagi, nemad tahavad vaadata siis, kui nad tahavad ja see ongi, seda on nendele pakutud ja sellega nad nüüd arvestavadki, täpselt nii see ongi. See on nendele ette nii-öelda ära mälutud kõik ja tehtud, et väga lihtne on niimoodi tarbida, on ju. Aga televisioon on hästi teistmoodi, ja siis hakati tegema minu arust selliseid vigu, et teeme nagu selliseid noorte asju, püüti nagu noorte moodi olla, aga kõige juures unustati ära, et mis saab siis nendest, kes nagu need ustavad ja truud vaatajad, kes päriselt teleka taga siis need ei saa nagu enam vahepeal üldse aru, et mis nüüd toimub, on ju, et mida nüüd näidatakse meile ja miks need saated nüüd kõik sellised on, et kas nagu midagi toredat enam ei tulegi telekast. Aga nüüd on sellega jälle tagasi tõmmatud õnneks, et sellest saadi suhtkoht kiiresti, see läks mingi aasta-poolteist, oli selline hullumeelne periood vahepeal. Aga minu arust nüüd on jällegi maha rahunenud ja võtab jälle selle õige sängi sisse, et on sellist publitsistikat ja on meelelahutust ja kõik ja mulle meeldib see, et erakanalid on võtnud asja korralikult käsile ja teevad häid saateid, no ütlen laser näiteks ja süksed asjad, et see ei ole ka ainult ETV pärusmaa, et teeme mingisugust tõsiselt võetavat ajakirjandust,
ja erakanalid toodavad mingit prahti, ei ole, et mulle nagu see meeldib väga, et erakanalites on väga, väga võimekaid ja andekaid tegijaid, kes teevadki ajakirjanikke, kes teevad väga, väga häid saateid, et müts maha nende ees, mina ei kuulu ühegi sellesse ühtegi kategooriasse, ei ole andekas ajakirjanik ega ka ei tee selliseid tõsiseltvõetavaid asju, aga mulle meeldib selline estraad, mida ma teinud olen ja see on meelelahutuse kergem vorm, nagu ma olen alati öelnud, nii et aga sellist asja on ka vaja sükst. Ei no mulle ka kunagi koolis öeldi, et ma ei mäleta, kes see oli, Pullerits äkki oli, et kui teha kollast, siis teha kollast ka hästi, nagu rääkiski Õhtulehest on just, et noh, siis tuleb seda nii-öelda mitte häbeneda seda, vaid ollagi nagu. Täpselt, väga õige, sest et muidu siis ta jääbki siuke poolik kõva. Ja mis vaata. No siis ongi see, et sa proovid kõigile meeldida, et sa proovid nagu olla tõsine ja proovid see olla, aga no niimoodi ei saa. Ei saa, ei, absoluutselt ei saa, ei pole mingit varianti, et kui sa teedki tola, siis sa teedki seda tola ja sa ei saa vahepeal nagu, et miks inimesed mind nagu tõsiselt ei võta. Ka tola võetakse mingil moel tõsiselt, selles mõttes, et kõik ootavadki seda, et no tee siis seda tola, palun. Aga tee nii, et oleks hea vaadata. Et täiesti, ja ma ütlen, et seda asja oleme me eduga ajanud ja ma arvan, et see on meil mingil moel ka siis välja kukkunud, sest et vaatajad on ikkagi olemas, aga see, et kas on raskemaks läinud teles, jah, on vastus, et sellest räägivad ju kõik, et põhimõtteliselt raha ei ole ja millest me alustasime, suur sotsiaalmeedia tegelane, influencer või suunamudija, et ma ei ole küll teinud, olen teinud, aga väga ikka nagu ühe käe näppudel üles lugeda, siis need rahad, mis liiguvad, mille eest makstakse sotsiaalmeedias, mul ikka võtab kokutama ja silmad suureks võrreldes sellega, mis nagu teles on, mida räägitakse, et tee üks pooletunnine saade või siis tee üks 20-sekundiline klipp, filmi ennast telefoniga ja ütle midagi, tead, sa saad rohkem kui selle eest, kui sa teed stuudios, kus on operaatorid, kus on režissöörid, kus on kulud värgid, sa teed pooletunnise saate, siis sellest sa saad vähem. Et see on ja väga huvitav, kuidas on no ongi, et kuidas on tehniliselt see ka kõik muutunud, et see ongi, esiteks on see, et kõigil on telefonis kaamera ja me kõik tarbime seda telefoni kaameraga tehtud asja telefonist enamasti on ju, või siis mingist sellest tahvelarvutist on ju, aga et sul nagu see ei ole enam üldse oluline, et noh, nagu see USAs käis vaatamas, et kas valgustus on, mis kaamera nurk on, et noh, sul ongi, sa võtad selle kätte või lased sõbral filmida ja noh, sellel pole vahet. Ja ongi see 20-sekine klipp ongi nagu noh, reaalselt ongi niimoodi, et mingile kliendile, kes tahab midagi müüa, talle töötabki see palju paremini, kui see pikk saade. Täpselt nii ja veel kord, ma ei räägi seda sellepärast, et küll see on halb. Ei ole. Kui on sellise asja tarbijaid, siis sellega tulebki arvestada ja tulebki sellist asja teha. Lihtsalt, kui sa ise oled teisel pool aeda ja sult see raha nagu imbub sinna, siis sa sügad kukalt ja mõtled, et põgan. No siis ongi see, et kas adapteeru või upu põhimõtteliselt. Täpselt nii, aga siis me jõuame jälle sinna tagasi, et kas ma nüüd tahan siis ikka kõigile meeldida või jätkan nüüd sellega, mida ma olen ise teinud. Me oleme Teeduga praegu püüdnud ikkagi seda oma rida edasi ajada. Noh, tõsi, ma käin ja vahest pistan varba sisse ka selles, just ja näitan ennast ka läbi telefoni. Aga tead, mis oli, mis mina tundsin, võib-olla ma loodan, et mõned vaatajad tundsid ka, kui oli see COVID-i aeg, siis hakkasid kõik tegema neid igasuguseid, tead, noh, siis tuli see telefoniga tehtud saated ja telefon läks nagu väga popiks siis, kõik rääkisid omavahel telefoni teel, stuudios olid intervjuud telefoni teel, tavalistes saadetes sa ei tohtinud kutsuda inimesi kohale, on ju, ja kõik need plaanid olid sellises plassvalguses köögis ilma taustata. Nina auhod olid kõigil, sest kõigil oli telefon kuskil kohvitassi küljes ja siis nad rääkisid ja nina oli lihtsalt niimoodi seal kaadris, kuidagi väga hägune, hall ja kohutavas kõminas kuskil.
ja see oli aasta aega umbes, et kõik, ja sellised intervjuusid tuli kogu aeg. Ja nende kuradi nööp nende klappidega, kus on see heli on õude. Just, ja siis said sa aru, või vähemalt siis sain mina aru, mis siis, et ma sellest töötanud olin, kui hea on televisioon, kus on värv, kus on valgus, kus on kaamerad paika sätitud, õiged nurgad, kus inimesed istuvad omavahel, kus ei ole kaamera kuskilt alt, kus on rahulik režii, kus inimesed omavahel räägivad, kus on taustamuusika, kus on saate pea. Siis sa saad aru, mul nagu süda ihkas selle järele ja ma mõtlesin, kuidas, ja kui see lõpus kõik tagasi tuli, tead, kui hea tunne oli jälle vaadata televiisorit, kus olid tavalised saated, kus oli värv, kus oli normaalne heli, kus oli ilusad kaameranurgad, kus oli valgus, kus oli stuudiokujundus, toredad inimesed ja saate pea. See on see nagu inimestel on, et saad asja väärtusest saad aru, kui ta sul kadunud käest just, on. Just, kui teda ei ole, siis ühel hetkel mõistad ja tead, kuidas ma tundsin sellest puudust. Just vaadates televiisorit, et lõpetage ära, tahaks nagu lõpuks ometi ja kui see tagasi tuli, see oli tead selline mõnus tunne oli jälle on kõik nagu korras ja paigas. Aga kauaks see asi paika jääb, ei kujuta ette, sest et ega see sotsiaalvärk, meedia tuleb ju peale ja see telefoni asi läheb ja kui see inimestele meeldib ja ega ma ei taha olla mingisugune kurjakuulutaja, aga ma arvan, et mingil moel see tele asi võib-olla kindlasti ühel hetkel muutub, läheb ta nagu läheb, sest et eks neid vaatajaid jääb ju järjest vähemaks ja vähemaks, sest need vaataja numbrid on niimoodi kukkunud, et targemad inimesed teevad rohkem öelda, aga vanasti, kui oli seal 20 tuuris olid head saated, see reiting oli 20, siis tänapäeval, ütlesin, see oli 15, kui sul oli all 10, oli halb, alla 10, väga halb. Nüüd kui sul on, meil oli 4,6, 4,6, päriselt, mis te tegite seal? Et see kõik on nagu niimoodi... See on nii muutunud jah, et ma ei tea, nii palju asi on, et kui vaadata Eesti telemaastiku reitingud ja siis vaadata, ma ei tea, Eesti kõik sisu, mis on eestikeelne sisu mingi YouTube'is on ja siis YouTube'is on kõik avalik on ja sa näed, palju on vaatamisi videol alla ja siis tegelikult võib-olla inimesed ei tea seda telereitingut nii hästi on ja, aga tegelikult see YouTube paneb niimoodi ära sellele. Just nimelt. Ja ongi see, et praegu meil on siin, me istume siin mingit tohutut produktsiooni ei ole on ja, aga selle jaoks, et see nii-öelda sitt reiting sealt telest kätte saada, sul on, kulud on suured on ja sul on stuudio, sul on inimesed. Täpselt see ja ma arvangi seda, et see on natukene enda siukse kinga laskmine või oksa saagimine selle telepoole pealt, et me alahindame neid inimesi, kes teevad seda sotsiaalmeediat, sest et vaadatavus ongi see A ja O, sa teedki selleks ju, et sind vaadatakse, ajalehte tehakse selleks, et ajalehte loetakse. Ja kui seda väga kaua eirata ja vaadata teises suunas ja öelda, et see on ju praht, mis seda toodetakse, aga inimesed seda prahti vaatavad, nii öelda meie mõistes praht, et me ei saa olla nii üleolevad ja ülbed selle telepoole pealt, selle sotsmeedia asja suhtes. Ja see on nagu need... Aga ma ei tea, mida teha, kas võtta sellest õppust, kuidas sa sellest õppust võtad, siis oledki jällegi, tahad kõigile meeldida. Et see on siuke nokk kinni, saba lahti teema. No jah, siuke adapteerumine on ikka võti, et sa pead teleks ja nüüd ongi muudetud, et seda nii-öelda teletoodet on muudetud, et sa saadki osta endale tellida mingid asjad on ja seda on nagu natuke sellega kaasa mindud. On täiesti, aga veel kord, ka neid tegijaid ei tohi alahinnata, ei tohi tegijaid alahinnata, et see, et inimene ei ole lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjandust, ei tähenda seda, et tal ei või olla 100 000 silmapaari, kes jälgib tema mingisugust lugu, kus räägitakse jumal teab millest, aga kui inimesed seda vaatavad, siis ta on leidnud oma vaataja ja ta on mõnest saatest mitmeid kordi kõvem, kus teevad väga kõrgelt haritud, väga lugupeetud inimesed, aga seda lihtsalt ei vaadata. Siis tulekski peeglisse vaadata ja mõelda, mida edasi teha. Ja kui need suured muusikatöösturid, et kui CD-plaat hakkas kuskil 2000 hakkas seal välja surema on ja alguses, et tulid need MP3-d ja need muusikaplatvormid on ja
ja noh, varem ju müüdi, ma ei tea, mis need USA-s need mingisugused plaadid ja et müüsid mingisugune 10 miljonit plaati, siis olid nagu selle numbri said kätte ja palju nüüd müüakse plaate. Täiesti nagu välja surnud. Just see on sama. Kuidagi see läheb nii ja maailm muutub ja tore, et muutub. Me peame kuidagi suutma selles kaasas käia, sest et noh, ühe koha peal tammuda oleks ka igav, on ju. Kuigi väga paljud inimesed tahavad, ikka ju tekib see nostalgia. Ma panen vinüüli peale, me saame teinekord Jaagupiga kokku. Jaagup paneb vinüüli peale, siis kuulame seal vinüüli pealt tulevad mingid head lood. Muusikatoas. ja see on selline mõnus ja äge ja muidugi on tore, on ju. Aga kui sa hakkad mõtlema selle peale, et kui sa nüüd tahad et öelda noorele inimesele, et kuule, jahmerda nende plaatidega ja kõiki plaate mul ju ei olegi sulle anda, et siis ta leiab selle loo 2 sekundiga, kui sa mõtled, kas mul üldse on see plaat, mul seda ei olegi õigus, noh, et mured on hakkad tuhlama seal plaadiriiulil. Ja ma saan aru, see tuhlamine on ka mingit moodi tore, aga tänapäeval enam ei ole selleks kellelgi aega. See käib nii kiiresti ja kui sa tuled oma nende iganenud asjadega välja ja nutad taga mingeid asju, mis vanasti olid, mina arvan, et neid ei pea selles mõttes taga nutma, tee neid, kui sulle meeldisid neid teha, aga neid ei saa teistele peale suruda ja see on lihtsalt ta tuleb ja ei maksa siis nagu ohkida ja ähkida, kui mõni asi ei meeldi, lihtsalt see ongi kõik. Kristjan, üks teema, mis ma veel tahtsin sinuga rääkida, on see, et kuidas ennast mitte surnuks töötada, et sul oli ka ju siin mingi aeg tagasi käis infarkti kõlgatus läbi, et see tuli siis puhtalt nagu stressist või? Tead, ei, ma ei usu, et ei ole stress, et ma ütlesin ükskord ühe mingisuguse, kutsuti mind kuhugi esinema ja teema oli täpselt see sama, et kuidas ennast mitte surnuks töötada, ma ütlesin, ma olen kõige valem inimene, kes saab ma ei oska selle koha pealt A-dega öelda, sest et mina ei ole absoluutselt mingi töötamise võrdkuju. Kui oleks võimalik maailmas niimoodi ära oleskleda ja hakkama saada, et ma ei pea nagu midagi tegema, siis ma olen see inimene. Muster näidis sellest, et kui on võimalik mitte midagi teha, siis ma seda mitte midagi ka teen. Ma ei otsi tööd. Aga Teet on see inimene, kes tahab ja vajab töö tegemist, kui tal töö tegemist ei ole, siis tal hakkab silm tõmblema juba tead, et vaja oleks teha midagi. Noh, minu infarkt oli puhtalt sellest, et mul on kuskil siin selles mingid veresoontes on mingisugune nagu mingi kitsam koht oli ja mul oli kõik need näidud nii valed, et seal tekkis siis arvatavasti mingi tromb tuli kuskile ette ja jäi seisma ja ei käinud enam see veri korralikult kuskilt läbi südamest. Ja see oli see infarkt, aga see tromb löödi sealt eest minema ja pandi sinna stent tasemele. Öeldi küll tookord, et paar aastat läheb veel, siis läheb teine pool samamoodi, on ju. Ja arstide must huumor muidugi on see, et ma ütlesin, et aga nii, et mida me selleks teha saan, on ju. Ja ütlesin, et ei, me kirjutame rohud välja ja asjad, et sul see kolesterool alla ja kõik siuksed asjad, sa saad ise selle eest hoolitseda, kõnni, liigu, on ju. Kõik, täpselt nii. Ma ütlesin, aga millal ma siis tulen uuesti teie juurde ja nagu ülevaatusele ja te jälgite ju kogu aeg, me ei jälgi midagi, et me kohtume siis, kui kiirabi teid järgmine kord toob. Niimoodi kohe. Järgmise infarktini, täpselt nii oligi. Et see oli selline, see on selge. Et eks ma siis proovin, et seda nii pea ei tuleks. Et seal oli see, aga ma ütlen, et ega siis mul ju need teadmised puudusid ja eks paljudel inimestel ju teadmised puuduvad sellest, et kuidas seda ära tunda ja seda ei olegi nii üheselt võimalik ära tunda. Mul arst ütles, et mõnel võib hakata nagu siin lõug valutama või hammas üldse valutama infarktiga. Sa ei tule ju selle pealegi, et sul võiks sellest olla mingisugune mini-infarkt. Mul hakkasin rinnus pistma, väsisin suvel ja tundsin, ei jaksa enam, ei jaksa. Et siuke pikaajaline protsess. Jaa, see hakkas algul nagu väsimusest, siis hakkas nagu, kui tegin midagi, siis hakkas nagu tunned, kuidas tead pitsitab ja tead selline on. Lõpuks hakkas kaelas kuidagi pitsitama, siis läksin arsti juurde, rääkisin, arst ütles ka, et mis seal on, võetis vererõhku ja värki ütles, et osad näidud jah, et kolesterooli võiks alla saada ja vererõhku võiks alla saada ja kõiki siukseid asju ja kõike tuleb söögiga ja liikumise ja kõige siuksega. Ja kirjutati mulle mingisugused vererõhurohtusid, selge see, et ma neid ju ei võtnud alguses ega midagi on ju, unustasin ära, et ma pea hakkas ringi käima sellest vererõhurohust
kus ma siis nii, pea käib ringi vererõhuroogust. Aga see ongi see, et ta võtabki seda alla, sellepärast hakkaski käima, ma selle peale mõelnud. et ise enese tarkus. Ja täpselt, et las olla. Ja siis loomulikult aitab ju doktor Google. Ja doktor Google ütles mulle seda, et sul on stress. Ja ma mõtlesin, mine metsa, ongi, ise ei tead, aru ei saa. Aga sõda on ju Ukrainas jube. Siis elektrihinnad ju tõusid. Mõtlesin, et issand, kuidas ma hakkama saan. Sooja hinnad tõusid, gaasi hind tõusis, meil on gaasiküttega maja. Ma arvutasin seal, et meil läheb kuus mingisugune paar tuhat, kus ma võtan kõik selle raha. Ja tööd ka ei ole enam nii palju, sest juba see hakkas alla minema, seda on kõik need asjad. Ja siis ma mõtlesin, vaata, ise nagu sellest aru ei saagi, et stress on, aga on, näed, keha on stressis, mõistus aru sellest ei saa, loll on ju. No siis tuli välja, et oli ikkagi mingisugune muu värk ja siis ma saingi oma matsu, ehk et ühel hommikul hakkas kuskil 7 abikaasa läks minema, läks kuhugi sinna mingit asja ajama ja siis mul oli see vahest tuli nagu hästi valus oli rinnus, aga see läks 5-6 minutiga üle, kui ma olin nagu pikali kuidagi. Ja siis ei läinud enam üle ja siis ma mingisugune, ma ei tea, mis kellani, 12:30 pidasin vastu, on ju. Ja siis mõtlesin, et ei jõua abikaasat ära ka oodata, et helistan kiirabi, et äkki tulevad, teevad süsti tead või midagi. Tundsin, et vasak käsi hakkab ka tuimaks minema, seda ma olin kuulnud, et siis on juba jama majas. Ja need tulid kohale, panid klemmid külge ja ma ütlesin, et äkki saaks süsti on, et valus on. Ja need ütlesid, et mingit süsti siin enam ei ole, et siin on haiglasse minek, on, et teil on infarkt, on ju. Infarkt, et infarkt käib ikka ju nagu filmidest, saad aru, teed veel mingisugune poeemi loed, on ju, et ja siis kõnged maha. Ja valgust, rohkem valgust, on ju. Ja siis suled maha, et mul sükst asja pole olnudki, on ju. Ja siis ei ongi, ja siis oligi haiglasse ja kohe lükati, sain opile ja tehti kõik see ära, lükati mingi asi sisse. Täna ei lõigatud katki mitte midagi kuskilt. No ja väike X tehakse sisse ja siit lükkas mingi just kõik asi käis jõle peenelt, jõle sipsti ja kõik oli tehtud ja kõik oli korras üle. Aga kiirabi siis ütles, et sul oli nagu infarkt ära olnud, et teil oli infarkt. Just, jah. Päris huvitav. Seal niimoodi diivanil lesides, siis kui valus oli, siis oligi nagu... Järelikult siis jah, ja seal oli see häda, et ma ei olnud, hommikul kohe, ehk et tal oligi nii, et see valu, see 5-6 minutiline valu oligi arvatavasti sellest, et ta kiilus kinni kuidagi see veresoon, seal oli jälle mingi asi ees, on ju. Aga siis kuidagi see läks lahti sealt iseenesest, on ju, või nii, et see töötas edasi. Aga nüüd ei läinud see sealt edasi, jäigi kinni ja see tähendab seda, et see, kui see 5 minutit võib-olla on, siis see süda taastus. Aga nüüd mul on mingi 33% või 35% vasakust poolest on nagu rivist väljas, see ei hakkagi enam tööle. Et ma suutsin selle endale tekitada sellega, et ma seda kiirabi sinna siis varem endale ei kutsunud, et kui nad oleks varem jaole jõudnud, siis see süda oleks ikkagi uuesti tõmbama hakanud, nüüd ta enam seda ei tee, noh. Et seal see vahe on. Et ja siis, aga ja siis küsiti, miks sa helistad kiirabis, no ka kuhu ma helistan? Ma arvan, et väga paljud mõtlevad kodudes samamoodi. Sest et ühes küljest ju räägitakse, ärge helistage tühja asja pärast ja ma ju saan aru sellest, et ei ole vaja helistada sellest, et on, ma ei tea, sisse kasvanud küün või mis iganes, tuuakse kogu aeg mingid näiteid või et natuke valutab ja siis ongi, no kuhu ma helistan, eks? Küsitakse, mis teil viga on ju? No siin rinnus natuke valutab, on ju. Noh, ongi kõik, on ju, mis ma selle pärast helistan. Ei hakka virisema. Just nimelt, sõda käib, inimestel kukuvad käed ja jalad küljest ära, saavad surma ja siis Jõegalda helistab, et tal rinnus natuke valutab, et lähme 2 kiirabiga äkki või et mis me teeme. Noh, et seda ei tahtnud. No. Ja siis oligi, siis ma istusin seal niimoodi ja siis öeldi, et ei, tuleb helistada, kui sellised asjad on. Nii et helistage, kui sellised asjad on, no. Et mis muud, aga noh, on erinevaid näiteid inimestel ja peale seda, kui mul see infarkt oli, siis inimesed mulle ka kirjutasid, ütlesid, et näed, tore, et sa sellest räägid. Aga sest, et seda teadlikkust on vaja rohkem, noh. Kuna näiteks üks ütles, et tema käis näiteks arsti juures ära, ütles, et rinnuspitsitas, noh, läks sinna, öeldi, et kõik on korras, midagi ei olegi, noh, nagu mulgi oli, mul läks ju ka üle, on ju. Läks koju tagasi, sai infarkti, põpsti, kiirabi viis tagasi, teil on infarkt. Et seal on see, et vaata, tegelikult lastakse sul mingit joodi
vereringesse ja siis on nagu nad värvivad selle vere ära, siis on näha, kuidas see veri sul liigub, kas kuskilt läheb läbi või jääb seisma või mis iganes on ju. Et aga seda ei taheta väga tihti teha, sest see mõjub neerudele vist halvasti ja seda ei taheta nagu ülemäära teha, et kui on ikka suur häda, siis nad seda teevad, on ju. Aga et noh, sa ei saa nagu iga nädal käiga, et laseme korra törtsu joodi sisse ja vaatame, mis mul on. Esiteks see maksab, on ju, ja teiseks ei taheta teha ka tervise pärast. Aga noh, et kus sa siis nagu jaole saad ja üks asi on infarkt, teine asi on insult, noh, sest mulle öeldi järgmiseks, et kuna mul see südame, see üks pool ei pressi seda enam üles, siis sinna võib tekkida see mingisugused tükid on ju ja kui see tükk läheb, see enam nagu kuhugi muja ei lähe, et see läheb otse siia põpp ja siis ma olengi lihtsalt nagu kapsas. Et noh, nagu see väljavaade ei ole nagu väga rõõmustav. Päris ära hirmutati ilmselt. Jaa, aga selles mõtte, noh jah, mis hirmutati, et eks ma ju ise olen seda teinud, et pole ju elus liikunud, pole elus midagi teinud, on ju. Ja tolle hetkeni suitsu ja viina nii palju sisse, kui sai, on ju. Aga eks ma nüüd püüan ju käituda, aga sa ju mu keha lõualotist näed, et ega see kõik ju ei õnnestu, on ju. Aga ikka võitlen teemonitega ja ikka püüan ja aga noh, see tulevik on tume selles mõttes, et ma ei taha seda laksu saada, et siis abikaasa peab hakkama kuidagi hooldama, tead, mingisugust peedistunud inimest, et noh, milleks ja kellele sellist vaja on siis, et tahaks saada ikka selle rohkem valgust või tead midagi selle ja siis ära minna. Ei ole lihtne. Vaata, kui hea film on see Bucket List. Jack Nicholson ärkab voodis üles, on saanud just infarkti. Ja siis räägib selle Morgan Freemanile, ütleb, et raamus, mul üks töökaas, tasa infarkti on ju. Mul mingi töökaaslane ilge värvides, terve elu on olnud kõige suurem mis saab üldse olla. Ja see sai lihtsalt infarkti ja suri ära, kõik korraga läinud. Terve elu oled olnud siuke... Ja nii hästi lõpeb. Ja nii hästi saad aru. Ja siis mina on ju, ma olen olnud tore inimene ja siin nüüd ma olen on ju, aidake tead. Noh, mida? Et kus see õiglus on maailmas, noh, ei olegi seda õiglust, noh, et ei olegi. Ja siis peabki siis enda eest nii hoolitsema, kui see ise endal võimalik on, aga noh. Aga oli siis kuidagi, noh, tol hetkel, et oli kuidagi siuke mõte, et nüüd mingi kardinaalselt, ma ei tea, jätsid kohe suitsu maha ja nii edasi. Arst ütles seda küll, jaa, et sellega on nüüd lõpp on ju, kõigega on lõpp ja igasuguste rasvaste toitudega, alkoholiga, suitsudega, kõikidega on lõpp, kõik peal. Saunaga on lõpp on ju. Ja... Kõige parem keelati ära. Ei, aga saad aru. Saun, viin, suits ja rasvased toidud. No, tead, kui hea anekdoot on see, et võib-olla sa oled kuulnud, aga räägin ikka, et mees läheb arsti juurde, arst ütleb, vaadake jah, et teil on jäänud 3 kuud elada. Mees ütleb, kas nagu mingilt moodi seda pikendada ei ole võimalik. Arst ütleb, on, üks võimalus on. Jätke maha napsutamine, jätke maha rasvane toit, aktiivne ööelu, jätke maha varakult voodi, piimasupp ja nii edasi on ju. Siis mees küsib, jaa, ja kas see aitab siis või? Ei, see ei aita absoluutselt, aga aeg lihtsalt tundub palju pikemana. No, täpselt see nii ongi, et see 3 kuud. aga ei, öeldi jaa kõigele X peale. Ja ma olin, ta ütles, et väga harva kohtab sellist inimest nagu mina, sellepärast, et ma nagu sauna koha pealt ei kobisen midagi. Aga, sest et ma ei ole suur saunamees, ma olen see mees, kes istub sauna eesruumis ja noh, ma ei ole nagu leili värki, noh, mulle meeldib saunas käia seltskonna pärast, on ju. Aga ma siis hakkasin, et ega mina ise muidu teada ei tahaks, aga et sõbrad lihtsalt küsisid, et kas nagu üldse enam nagu klaasi veini äkki vast ikka tohib, et mille peale siis arst nagu vihastus, jõegalda, kuramus, sa oled just saanud infarkti, me oleme su üles poputanud ja nüüd sa umbes hakkas klaasi veini, ma ütlesin, ei, mina ei taha midagi, sõbrad küsisid, ma tundsin ennast esimese klassi poisid, ja muidugi on sul sellised sõbrad, aga ei noh, ma mõtlen, et kõige muuga ma olen hakkama saanud, aga selle napsu asjaga, sellega on ikka nii, et ikka klaasikene veini teinekord siin ja seal, seda
mingi rõõm peab elus jääma ja kui see on kahjulik, ma saan aru, selge see, et ei tohi hulluks minna, ei tohi üle käte minna, noh, et sa ei tohi panna 5 päeva järjest, on ju, noh, siis on kööga. Aga kui sa teed õhtul endale klaasikese või 2 veini, no siis sa selle tegid, tee see järgmine klaasike 2 veini järgmine nädal, on ju. Et siis saab sellega hakkama ja siis on see ma kindlasti kõik inimesed teavad, et see ei ole okei ja ma üldse ei vaidle nendega, tegelikult noh, ärge tarbige ja ärge tehke midagi. Mina lihtsalt ei saa, mina tahan endale seda lubada ja ennast sellega premeerida teinekord, sest et mulle see meeldib. Nii ausalt. No see on, mina olen siuke kõva esoteerik muidugi, et vabandust, ma segan vahele, sorry, ära unusta, esoteerik, ma tahan lihtsalt öelda, viinaga on jah, jokk. Viina ei võta. Ei, see läks välja, kanged joogid läksid mängust välja, ehk et miks ma seda veini räägingi, mulle meeldib mulli teha, abikaasaga istuda ja teha üks mull 2 peale nädalas, siis see on nagu tore. See mulle lihtsalt meeldib ja seda ma ei taha loobuda, isegi kui see mõjub mulle halvasti. Vabandust, esoteerikast rääksime. Jah, et see, isegi kui see mõjub sulle halvasti, siis ma täitsa usun, et seal nagu mingi seos on, et kuidas inimene asjasse suhtub, on ju, et enne ma küsisin, et kas sul oli stressi, on ju, siis stressiga on ka tihtipeale niimoodi, et ongi, ega kui keegi sulle ei ütleks või sa ise ei guugeldaks, on ju, et mul on stress, ega sa ei teaks, sa elaks rahulikult edasi, aga nüüd, kui sa seda tead, on ju, nüüd, kui sa tead, et iga klaas veini on sulle mingi, no põhimõtteliselt, et nagu riskin siin 2 poolsuse vahel, on ju, aga kui sa sellele ei mõtle või kui sa nagu, noh, mul on ka vanaema 50 aastat tegi suitsu, on ju. Mingi paar aastat tagasi helistas mulle, et Taavet, ma olen 50 aastat iga päev suitsu teinud. Nüüd ma jätsin maha ja no oligi, päeva pealt jättis maha ja siis ma veel hakkasin naerma, et ma mõtlesin, et noh, aga mis ta põhjus oli? Lihtsalt ei tahtnud enam. No võt. Ja oligi, et tal sai päriselt isu täis, on ju, aga noh, tema ei ole elu sees nagu mõelnud sellel või kuidagi nagu suhtunud, et issand, see on nii kahjulik, no, tema ei tea, ja tema oli suitsetaja. Ja siis ma veel ka naersin, ütlesin, et ma olen ka kirglik suitsetaja, et kui mina nii vana oleks, et siis ma enam ei mõtlekski sellele, aga noh, tal päriselt sai isu täis. Just, ja tead, kui võt see on miljoni dollari asi, kui sul tuleb see tunne, et ma ei taha enam. Saad aru, kui saaks poest osta sükse ampulli, et mul tuleb see tunne, et ma ei taha enam seda. Et see oleks maailm kõige kõvem sõna, sest et siis ei tekigi stressi, sest üks infarkti tekitajatest, mulle ka seal haiglas öeldi, ongi stress. Ja ma ütlesin seda, et aga kui ma seda klaasikest veini endal nädalas, siis see võib-olla ei saa võtta ja ütlen päeva pealt kõik jumalaga elu lõpuni. Siis ma kardan, et mul tekib stressi. Aga veel kord, et ma mõtlen, jääb mulje, et ma olen nagu mingi ilge joodik, kes ajab kogu aeg seda, aga veel kord, mulle see klaasikene 2 meeldib oma naisega koos istuda, oma abikaasaga rääkida, teinekord õhtul lapsed tead kuskil ära või magavad ja juttu jätkub kauemakski ja mõnus on muliseda mulli ääres. Ja ongi, pole mingit pinget ja ongi, ja tean, et järgmine nädal teen võib-olla täpselt selle sama, võib-olla teen 2 nädal pärast, aga see on mõnus. No et täitsa jah, seda ma usun, et sa ikkagi natuke lood ise enda maailmaga nagu mõtetega, et kui sa noh, eladki selles usus, et see on sulle jube kahjulik, sa võid endale midagi nagu nii-öelda külge mõelda, aga noh, sa terve elu elad selles maailmas, see on nagu mingi, ma ei tea, inimesed räägivad rahast, et inimene räägib terve elu, kuidas tal raha ei ole ja no ei olegi, siis iga päev sa räägid sellest, sa mõtled sellele ja virised selle üle, et noh, ja siis vaatad mõnda inimest, kes kuidagi lihtsalt see raha kukub talle kuidagi sülle, aga tema võib-olla isegi mõtle rahast nii palju. Tead, mina usun sellist asja, ma nagu selles mõttes, ma selliseid asju usun ja sellepärast ma ei ole väga aldis rääkima oma laste tervisest ja oma pere sellisest, kui hästi mu peres läheb ja tead, ma parem väldin neid teemasid, sest mul ema ütles kunagi, et tema on pannud tähele, nii kui hakkad laste tervisest rääkima, ei, midagi ei ole viga, kõik on korras, tuled koju, pagan, vaatad, tead, nina tatine peas või mokk lõhki või tead, mis iganes on ju, et ei maksa hakata seda kurja välja kutsuma, siis kindlasti midagi tekib ja ma olen väga ebausklik inimene selle koha pealt ja üldse nagu väga ebausklik, nii et ma parem ei no muidugi, kaetatakse ära kohe ma hoian ennast sellest eemale ja tead selline jah, pigem
madala profiiliga, kui meil käisid saates ennustajad ja asjad, siis ma kogu aeg lükkasin Teedu ette, et ennustage Teedule, sest ma nagu ei taha, et seda udu, mis mu ümber on, et seda üldse keegi hakkaks nagu midagi tegema sellega, sest et jumal teab, mis võib juhtuda ja kuidas võib minna, et see on väga selline teema, millest ma tahan nagu eemal hoida. Ja sellega ma olen alati mõelnud ka seda, et see suhtumise küsimus või see, et sa nagu avalikult jagad midagi, on see näiteks erinevate plaanidega, on ju. Ja mina olen ka natuke seda usku, et ära enne, kui sul ei ole asi tehtud, ära hakka suuga kuulutama, et noh, tüüpiline, et mingisugune 1. jaanuar tuleb, et nüüd ma enam ei joo või nüüd ma võtan kaalust nii palju alla, on ju, räägid kõigile sõpradele, teed kuradi Facebooki, teed postituse, vaadake nüüd, on ju. Ja noh, sa nagu midagi lased vurtsu välja plaanist, on. Aga kui sa nagu oled vait, teed ära selle ja siis alles ütled, et noh, siis sul on nagu noh, siuke vaikimise jõud või nagu asi on. Täpselt, ma olen sinuga 100% nõus, ma muidugi arvan, et seal on mingi psühholoogiline konks, psühholoogid kindlasti ütlevad, no võt, see on sellepärast, on ju. Aga mina sellest usun ja usk on väga oluline asi maailmas. Ongi. Ja noh, muidugi igal reeglil on mingid erandid, et mõni inimene, see oleneb inimtüübist, et mõni inimene tõesti on siuke, et tal on vaja seda nii-öelda noh, ta ütlebki võib-olla, et vaadake nüüd, ma olen on ju 3 kuu pärast võtan 10 kilo alla ja ilma selleta ta ei saakski, sest ta nagu võtab selle vastutuse ja siis nagu teised hoiavad ta ora perses, et ta ise ei suuda, on ju. Aga noh, enamasti on ikkagi see, et kui sa nagu suure suuga kuulutad, siis tihtipeale see tulemus ei ole see, mis sa kuulutasid. On. Ma ühte asja tahtsin veel öelda, vaata see, kui räägitakse, et on näiteid või tuuakse näiteid kuskil biolauas või mul peale seda infarkt on nüüd olnud ka piisavalt sellist, tead hakkad tähele panema nagu teisi asju ja ikka tekib seltskondades kuskil, noh, et sa viina enam ei võta, okei, on ju, tead, mul umbes see suulane võttis 70 aastat, jõi on ju midagi ja suri taad 99-selt, on ju. Ja arstid ütlevadki seda, et tegelikult tuuaksegi näiteid, et näed, üks suguvõsast või 2 tükki, kes suitsetasid või jõid või tegid jumal teab mida iga päev, on ju, ja elasidki nii vanaks ja oligi. Aga keegi nendest ei räägi, nendest 20-st, kes võib-olla 30-selt juba oli läinud, noh, tänu sellele, et noh, nendest ei räägita, et räägitakse ikka tuuakse neid kõvasid näiteid üles. Aga et kui hakata noh, nagu uurima ja puurima lähemalt, aga et kuidas on läinud, ma ju hakkasin oma suguvõsa või noh, nii vähe, kui mul suules on, uurima ka seda, et mis haigused ja asjad on olnud, on ju, et siis saadki aru, et noh, tegelikult on igasuguseid, just on olnud ka vereringe ja värkide ja see on kõik päritav ja see on kuidagi hästi inimloomuslik ja nüüd on see kuidagi noh, selline asi, et kõikidel reeglitel on erandid, on ju, ja nüüd see on ma ei tea, igal pool meedias nii suureks puutud erinevate valdkondadega, et kui sa ütled, et ma ei tea, mehed on naistest tugevamad, on ja siis sa oled õudne mingisugune naiste vihkaja, sulle tuuakse mingi naiste boksi maailmameistri, see annaks enamus meestele peksa, aga noh, ongi, aga me ei räägi eranditest, nagu midagi, kui rääkida tahad, sa pead mingeid üldistusi tegema. Nii kahju on jah sellest, et kõik, mitte kõik, väga suur hulk inimesi, kes on hakanud solvuma millegi peale või on nad lihtsalt kõige valjema häälsed, kes lõugavad sellest kõigile, et ja jälle see sotsiaalmeedia saab seda võimendada, et sellest on nii kahju, teinekord vaatad ja loed, mõni inimene saab täitsa asja eest teist taga ajakirjanduses võtta nagu mingite asjade eest, mis tegelikult, nagu vanasti öeldi, pole kudesega lõimes. Aga kuskilt võetakse jälle teema üles ja jälle tõmmatakse nagu siuke klapperjad peale. Et sellest on kahju, jah. No ja see ongi see, et kui sa üldse tahad millestki rääkida, siis sa ju, noh, ma ei tea, midagi kirjeldada või midagi, sa pead nagu mingi ampelmann hakkama rääkima, kui sa hakkad kõiki erandeid välistama, sa igale lausele mainid juurde, et see kehti seal ja see kehti seal, on ju, et nagu nii teed ju mingid üldistusi, on ju, aga see ei tähenda, et erandeid olemas ei ole. Aga Kristjan, kas see nagu selle peale on ka siin mõtlema pannud, et mis sa arvad, mis pärast surma juhtub? Ma olen ikka mõelnud, et mis asi on see peale, et kas on midagi või ei ole midagi ja mida mulle tundub, et tegelikult vist ei ole kahjuks mitte midagi. Aga see on ainult minu arvamus. See tundub sulle kõige tõenäolisem, mitte midagi. Mitte kui midagi. Mulle tundub see kõige ebatõenäolisem. No võt näed, et ma tean seda, et eks paljud ju mõtlevad selle peale. Mul oli ema rääkis mulle toreda loo, et tal oli oma emaga siis kokkulepe, et kui
kui vanaema siis ära sureb, on ju, et mingil moel märku anda, noh, see oli nendel kokkulepe selline, et ükstapuha, noh, mingi asi, noh, mida liigutada asju ei saa võib-olla, aga saab midagi muud, noh, et mis mõte või uni või, no mida iganes saad ju, et ja vaata vahest teinekord, kui inimene ise väga tahab midagi ja ootab midagi, siis ta nagu äkki näebki seda või ongi. Ja ema ütles, et mitte midagi ei olnud, no mitte midagi ei olnud, aga nad mõlemad nagu kuidagi uskusid sellesse, et äkki ikkagi on ju midagi. Et ma olen ka selle peale mõelnud, aga võib-olla on kõige lihtsam see, et ei ole, sest et jah, ei kujuta ju ette, lihtsalt vaata, minu aju on piiratud selles suhtes, et ma ju ei suuda ette kujutada seda noh, ehk mingi 3-mõõtmeline asi, aga et mis 10-mõõtmeline või teised dimensioonid üldse ja asjad, et seda ju ei tea, on ju. Ja võib-olla seal mingisugune möll käib ja ongi 20 aastat tagasi ei teadnud keegi ju, et oleks võimalik telefoniga täna sükseid asju teha, no mis me räägime siin millestki muust, on ju. Ja ma ütlen, et see minu jutt on praegu täpselt see, et kui ma läheks praegu 100 aastat tagasi näiteks kuhugile ja siis ütleks, see oli hea huumor, et mul on telefon, tänapäeval on sellised telefonid, kui te minu ümber koguneks hunnik inimesi, kes nii räägi, milline on tulevik, on ju. No tulevikus tead, autod sõidavad nii räägi, mis mootor? No, seal on rool on ja okei. Aga siis on telefonid, millega saab rääkida. Mismoodi see töötab? No, see on vajutud nuppu ja siis see helistab. Aga mis seal nupp? No, niisugune telefon on seda aru. Ahah. Ehk et must ei oleks nagu mingit kasu. Samamoodi ei oska ma nagu seda väita, mis seal teisel pool, sest ma ei oska seda elu seletadagi, mis praegu minu ümber on. Et sellepärast ma ei tea, on vastus, aga ma ütlen ausalt, mulle tundub, et parem oleks või lihtsam oleks see, kui äkki ei oleks midagi, et sa nagu näge nii, kõige hullem on see, kui sa siia tagasi sündinud, nagu indud vist arvavad, et lõpuks tuled tagasi, on ju. Nad arvavad, vähemalt sa ei mäleta seda võib-olla, siis on nagu kergem taluda. Jaa, no ma ütlen seda, et aga jälle siis Eesti rahval on üks vanasõna või ütlus, selline vanasõnade raamatus on selline ütlus. Mis see elu muud ole või kui eks see, nüüd näed, rikun ära kõik juba. No ühesõnaga, ma ei hakka siis parem seda ütlema. Ühesõnaga, et elu on üks igavene kõdu asi on ju, noh. Must ja sitane nagu lapse särk on ju, mis see elu muud on ju. Selline on Eesti rahva ütlus, aga eks ta võib-olla olegi. Võib-olla mõnel inimesel on see elu nagu uhke ja äge, aga ikka ängi ja ala ja viletsust. Aga võib-olla seal kuskil mujal, kuhu me lähme, võib-olla seal ei ole midagi ja seal on kõik õnnelik, mine tea, võib-olla ei ole seal midagi, on lihtsalt tühjus ja kogu lugu. Et kui teaks, ehk et kui see teadvus on ju kaob ära, no siis ju ei ole midagi, ma mõtlen seda. No siis ei saa olla, jah. Just, kui sa oma selle teadvusega kuhugi teise kohta lähed, noh, siis on teine asi, aga no see on nagu see energiajäävuse seadus, vaata, et ütleme, kui me nimetame meie selle, ma ei tea, hinge või teadvuse mingisuguseks energiaks ikka, või noh, lepime nagu sellega, et me ei ole ainult veri ja kondid, et no midagi nagu on, et siis energia ei saa ju kuhugi kaduda, et ta nagu ainult saab muunduda, on ju. Ei, seda küll, ma lihtsalt mõtlen seda, et aga et need 5-aastase lapse, kes kogemata surma saab või 80-aastase inimese vanuri, kes ära sureb lõpuks, kas nende energiad on ühesugused ja kui need omavahel kokku saavad, et noh, kas siis üks... No seal on ju miljon varianti. Jah, et ma räägin, et seda, kui noh, ei tea ju. Eks igal ühel ole oma teooriad ja asjad, aga et noh, kui see oleks nii, et see energia on täpselt selline, nagu sa lahkumise hetkel oled, noh siis tuleks praegu kohe midagi endaga ette võtta, et siit kiirelt jalga lasta, sellepärast, et ma tunnen ennast praegu suurepäraselt ja kui niimoodi aegade lõpuni olla ja suurepäraselt tunda, siis on see oleks ju äge. Noh,
Ei, no see on omaette küsimus, et kas seda kohta, kuhu sa järgnevalt lähed, seda mõjutab see viis, kuidas sa läksid, on ju. Et näiteks, kui sa saad mingis õnnetuses surma ja viimased emotsioonid on selline hirm, või noh, põled elusalt ära majja, on ju, et noh, et see ei ole ju otseselt on ju sinu süü, et kas sa siis terve igaviku põled seal, et siis oleks õudne. See on. Aga sellega mul tuli meelde... Selle jutu juurde oleks vaja klaasi mulli, vaata, siis hakkab see, noh, nagu siis meil hakkaks see teooria nagu kujunema vaikselt, mul tuli meelde just üks mu suur lemmik telesaateid oli Jürgensonid ja nüüd alles hiljuti mingi nädalaga tagasi ma vaatasin YouTube'i oli keegi üles pannud kõik osad järjest üle 5 tunnina. Ongi nii või? Oi, ma tahan seda ka kindlasti näha. Siis ma lisan su Facebookis sõbraks, ma jagasin seda seal. Ma ei ole Facebookis. Ei ole? No siis ma saadan sulle lingi. Saada mulle kuskil. Aga jube hea on ju, ma vaatasin see 5 tundi, noh niimoodi 2 päeva jooksul vaatasin niimoodi vaikselt läbi on ju ja seal oli anekdoodivõistlus need on ju. Ja Volkonski siis räägib oma lemmik anekdooti, mis mul alati tuleb meelde surmast rääkides, et 2 loodet ema kõhus on ju, arutavad, et üks küsib teise käest, et mis sa arvad, et mis seal nagu seal väljaspool on, seal teisel pool on ju. Siis teine loode ütleb, et no, ega ei oska arvata, et keegi pole sealt tagasi tulnud. Väga õige. See võtab hästi kokku, jah. Peeter Volkonski ütles mulle, sa tahtsid midagi öelda, ma segasin vahele. Ei, mul tuli meelde selle sinu jutuga, kui sa ütlesid, et sa läks 100 aastat tagasi on ju, ja näiteks telefoni, siis sellega on jah see teooria, et no mingi huvitav teooria on see, et meil on tsivilisatsioonid on siin juba varasemalt, tegelikult me oleme olnud hästi-hästi arenenud ja siis on tulnud mingi looduskatastroofi asi ja siis on kõik hästi algeliseks tagasi läinud on ju. Et tegelikult ei olekski ühiskonnast vaja, nagu kõiki inimesi ei ole vaja kuidagi, meteoriiti ei pea kõiki nagu auti lööma või niimoodi, et mingisugune väike osa, sest ongi niimoodi, et ütleme, kui meil nüüd näiteks targad inimesed nii-öelda ära võtta on ju, siis kui meie kahekesti räägime inimestele, et mis me kõik teha oskame, et me saadame e-maile ja meil on see telefon ja me sõidame lennukitega, lendame taevas on ju. Aga meie kahekesti nagu hakkaks nüüd, et noh, et noh, teeme siis lennuki või ega meil poleks aimu ja mingi 90% inimestel pole aimu, kuidas neid asju teha. Täpselt nii, sa oled 90, sa oled ikka väga suurelt. No 99,9% inimestest. No ja selle jaoks, et tsivilisatsioon nagu täiesti nagu kokku kukuks hästi algeliselt, ei ole tegelikult vaja palju inimesi ära võtta. Mõned targad pead võtad ära ja ega keegi ei tea, kuidas me need e-maile saadame. Täpselt, hakkame jälle kiviga pähkleid lõkkuma ja ongi korrad. Aga mis ma tahtsin, see on väga hea point. Ma tahtsin öelda, et Peeter Volkonski ütles minu kohta kunagi väga tabava lause, et me tegime Teeduga tema juures saadet, aga Teet siis küsitles on ju teda seal, Teet oskas targemalt küsida, ma mõtlesin, et no Peeter Volkonski käest, et noh, mida mul on küsida tema käest või mingi see nagu sõna sekka öelda või et noh, et ma ei küüni üldse kuhugil on ju ja kuidagi ei leidnud nagu õiget kohta ka, kus nagu midagi küsida või öelda on ju ja Teet lihtsalt tegi selle inteka ära on ju ja siis intervjuu lõpus ütles Peeter Volkonski, nojah, vaatas mulle otsa, et parem olla vait ja näida idioodina, kui teha suu lahti ja hajutada viimanegi kahtlus. Ja see käis nii, ma tundsin ennast nagu luges su mõtteid. Täpselt, ma tundsin ennast nii, et see oli nii õigesti öeldud, et noh, täpselt see, et parem ole vait ja näi idioodina, aga ära tee siis suud lahti. Minu viga on see muidugi, et ma olen suu lahti teinud ja nüüd palun väga, siin ma olen. Oi, seal Jürgensonidest ta ka ikka paneb no, nii naelapea pihta oma mingit ütluste asjadega. No ta on nii kõva. Ei, see on lahe. Aga jah, ma ütlen, et ei tea ju, mis seal on ja ei kujuta ette ja jah, ei tea. Et mina võtan praegu seda nii, et näed, praegu on ja siis ühel hetkel ei ole on ju ja kogu lugu, et Võtame päev korraga, nii on väga mõnus minna, et ei tee suuri plaane ja või noh, mingid väiksed plaanid ikka on. Selles mõttes, et ei ela praegu päris nii, et no äkki homme enam ei ole. Seda mitte, kaugel sellest. Meil on ikka plaanid, abikaasaga teeme plaane nii, et vähe pole. Aga ei hala ka selle üle, et noh, et mis see tulevik toob või kui tume see tulevik on, no eks paistab siis. Et, ja mul on nii hea meel selle üle, et mul on nii toredad inimesed ümber ringi, et ma nagu ei
see annab ka nii palju, vaata, perekond ja sõbrad ja kõik, kogu see asi ja ka täitsa tundmatud inimesed või võõrad inimesed tänavalt. Teinekord on aina rohkem ja rohkem olen ma aru saanud, et eestlased ka on läinud kuidagi muutunud vabamaks mõne koha pealt. Peale minu seda infarkti päris mitu inimest tuli juurde, võttis nööbist kinni, tead poes kuskil, kuule, kuidas sul läheb? Et räägi, et on tervis korras ja nii ja naa. Ja teinekord siiamaani tead veel, noh, et hoia ennast, et ära jama, tead. Läksin poest välja, ostsin kasti mulli, on ju, tead. Jõekalda, vaata ette, kuramus, mida sa teed, on ju. Et jõle mõnus, noh, tead, tunned kohe kuidagi, et ei ole ainult siuksed, tead, kahtlustavad silmad ümberringi, ei piiluta alt kulmu, on ju. Et mõnus on see, et mis siis, et see ilm on meie ümber, nagu ta on. Et ikka tuleb säilitada endal selline, ole see, kes sa oled ja ole teistele seda, mida sa tahaks, et sul endal tehakse, nii on jõle mõnus elada. Kristjan, mis sa soovitad inimestele aastaks 2026? Ma arvan seda, mida tuleb pikka meelt, et pikka meelt selles mõttes, et ei tule kohe esimese häda peale hädaldama kukkuda, ei tule esimese ebaõnnestumise peale kohe asju nurka visata ja öelda, et kõik. Ei tule esimese probleemi või mure peale kohe hakata lahku minema või ma arvan seda, et tuleb lihtsalt uskuda rohkem, et on helge tulevik kuskil olemas. Õudne Lenini mingid lohutus on lollide lohutus. Jaa, just nimelt, aga ja samas öeldakse, et rumal inimesel pidi väga õnnelikud olema. Et mina arvan seda, et mina arvan seda, et inimene peab uskuma ise endasse ja peab jälle, nii nagu ma ütlesin, peab tegema teistele ka seda, mida mul vanaema ütles. Teed head, teed endale, teed halba, teed kah endale. Et täpselt nii see asi käib. Ja ikka seda, et ärge hädaldaga ja ärge nähke igal pool kohe vigu. Mul on endal see viga küljes, et noh, seal reisi pealgi käies see matkal on ju, et noh, aga noh, ma püüan endaga ka tegeleda selles suhtes ja maksa väga kõrgeid, mina ütlen seda, et ärge tõstke latti väga kõrgele, ehk et sammhaaval, nagu inglise keeles moekalt öeldakse, baby steps, et kui sa sead oma 1. jaanuaril või 31. detsembril kuskil peo ja lauas šampanjaklaasi juures ütled, et järgmine aasta ma ei tea, võtan 10 kilo alla ja saan uue töökoha, tead, noh, ja siis hakkabki see paidama, on ju. Tavaliselt see 3. jaanuariks on ununenud juba, on ju, sest inimene on kõige parem iseenese petti, on ju. Aga kõige hullem on veel see, et teistel on ununenud, kellele sa seda lubasid, aga ise sa ikka nagu, ma ütlesin kõigile välja. Ja mina pean endaga selles suhtes nagu selliseid läbirääkimisi, et vaat kui ma nüüd teen nii, on ju, Jõekalda, et võtta rahulikult, sellepärast, et jõuab ja ära torma, tark ei torma, on ju, ja endaga tuleb rohkem nõu pidada, endaga peab rohkem rahul olema, mida rohkem sa endaga rahul ei ole ja piitsutad ennast, et ma ei ole suutnud seda teha, naaber on endiselt rikkam, kuraamus, mind ajab närvi see, et mul on liiga vähe aktsiaid, aga sa oled juba ammu kellestki valgusaastate kaugustel oma rikkuse või oma lugemuse või tead, jumal teab mille poolest, siis tekibki see stress ja inimestel on kogu aeg stress ja häda ja hädaldamine ümberringi ja kaeblemine ja teiste kallal õiendamine ja et issand, mida see küll ütles ja issand, mida see küll ütles, elage ise oma elu, see ongi that's it. Aga saage enda kästi hakkama, siis on teistel ka palju parem ümberringi. No. Ma ei oska nagu öelda, mis õpetaja mina olen. Sa ütlesid piisavalt juba. Sellega võtamegi kokku. Aitäh sulle, Kristjan. Aitäh kutsumast. Ma ei mäleta, millal mul viimati nii tore oleks olnud kuskil olla. Samad sõnad. Tänan. Eesti Esu.